4 aastat pärast sõja algust Ukrainas muutus Moskva taevas mustaks. Põhjuseks ei ole elektrijaama tulekahju ega loodusõnnetus. Selle asemel on Ukraina droonid jõudnud otse Vene pealinna ja tabanud linna suurimat naftarafineerimistehast. Ja tõsiasi, et Ukraina on suutnud järjepidevalt Venemaad tabada, ütleb sisuliselt kõik, mida on vaja teada selle kohta, kuidas sõda kulgeb. Venemaa murdub. Aga kuidas jõuti sissetungist, mis pidi kestma 3 päeva, täiemahulise sõjani, kus Venemaa president Vladimir Putin kaotab aeglaselt kontrolli oma riigi üle? Siin pole üht kindlat vastust, vaid tegemist on erinevate tegurite kombinatsiooniga. Alustame siis sellest, kui ulatuslik on see, mida me 2026 aastal näeme, ja selleks peame kerima tagasi esimestesse nädalatesse. Kui sissetung algas 2022 aasta veebruaris, liikus Venemaa kiiresti ja igale poole. Soomuskolonnid liikusid Valgevenest Kiievi suunas, Krimmist Lõuna-Ukrainasse ja üle idapiiri, neelates mõne päevaga tohutuid avasid Ukrainast. 2022 aasta märtsi lõpuks, vaevalt kuu pärast sõja algust, kontrollis Venemaa rohkem Ukraina territooriumi, kui ta suudaks järgmise 4,5 aasta jooksul uuesti saavutada. Siis saabus 2022 aasta sügis ja kaart pöördus järsult Ukraina kasuks. Septembri alguses alustas Ukraina oma Harkivi vastupealetungi ja see oli hingemattev. Kiievi väed vallutasid mõne päevaga tagasi umbes 6000 ruutkilomeetrit, liikudes keskmiselt umbes 7400 meetrit päevas. Pea see number meeles, sest varsti läheb seda vaja. Strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus hindas selle operatsiooni hiljem üheks kõige tõhusamaks sõjaliseks pealetungiks kogu kaasaegses sõjanduses. 2 kuud hiljem, 2022 aasta novembris, sundis Ukraina venelasi loobuma Hersoni linnast, mis oli ainus regionaalne pealinn, mille Moskva oli kogu sissetungi jooksul suutnud vallutada. Üheinsa sügise jooksul oli Ukraina nullinud Venemaa kuudepikkused edusammud ja purustanud müüdi, et Vene armee on peatamatu masin. Pärast seda sõda tardus. 2023 aasta jaanuarist septembrini hõivasid Vene väed vaid umbes 465 ruutkilomeetrit Ukraina territooriumi, mis oli peaaegu mitte midagi. Selle aasta ainus saak oli Bahmut, väike idapoolne linn, mille vallutamiseks kulus ligi 10 kuud ja 10 000 inimohvreid. Ja Venemaa vallutas selle lõpuks 2023 aasta mais, alles pärast seda, kui linn oli varemeteks pommitatud. Aasta 2024 oli Venemaa jaoks võib-olla veelgi pöördelisem, sest nende väed vallutasid umbes 3600 ruutkilomeetrit. Paberil kõlab see nagu tõsine pealetung, kuid isegi see niinimetatud tipp tähendas, et Venemaa edenes vaid umbes 50 meetrit päevas. Eritsi oluline oli Pokrovski linn, logistiline sihtmärk Donetskis, kus Venemaa edenes peaaegu 2 aasta jooksul veidi alla 50 kilomeetri. See polnud kunagi välksõda. See oli meeste ja mürskude liustik, mis roomas edasi üle nende kehade, kelle ta maha jättis. Ja 2025 kordas aeglast, kuid järjekindlat mustrit. Me saime juurde kuskil 4300 ruutkilomeetrit. Aga kõige selle juures ei suutnud Venemaa terve aasta jooksul üheski suunas rohkem kui umbes 40 kilomeetrit edasi liikuda. Ja siis tuli 2026. Selle aasta alguses jooksis Vene pealetung sisuliselt vastu seina. Venemaa igapäevane edasiliikumise tempo langes. 2026 aasta esimese 4 kuu jooksul umbes 2,9 ruutkilomeetrini päevas, võrreldes sama perioodi 9,76 ruutkilomeetriga päevas aasta varem. Ja 2026 aasta aprillis kaotas Venemaa territooriumi, loovutades umbes 116 ruutkilomeetrit. See oli nende esimene kogukaotus pärast 2024 aasta augustit ja Kurski sissetungi. Kokku hõivasid Vene väed selle aasta veebruarist maini vaid 164 ruutkilomeetrit Ukraina territooriumi. Eelmisel aastal samal perioodil hõivas Venemaa 1151 ruutkilomeetrit. Tavaliselt on Venemaa sõjal oma kindel rütm. Pealetung kipub vaibuma hilistalvel ja varakevadel, kui maapind on halb ja ilm veel hullem, enne kui see umbes maikuus taas hoogu kogub. Vene komandöörid loodavad sellele kevadisele elavnemisele. 2026 aastal see elavnemine ei tulnud. Kogu juunikuu jooksul pole olnud ühtegi märki sellest, et Vene väed oleksid rindel mingilgi märkimisväärsel moel taas pealetungi alustanud. Hooajaline mootor, mis pidi pealetungi taas käivitama, on tõrkunud. Ja põhjuseks pole mitte muda, vaid droonid. Kui täna rindejoonele läheneda, näed ise, mida see tegelikult tähendab. Vene komandöörid teevad endiselt seda, mida nad on alati teinud.
saadavad väikseid sõdurigruppe Ukraina liinidele, otsides lõhesid, nõrku kohti või väsinud üksusi. Aga nad saadavad need mehed lahinguväljale, mis on nüüd droonidest küllastunud. Kvadrokoopterid tiirutavad õhus. Fiiberoptilised FPV-d libisevad läbi puude. Luuredroonid edastavad koordinaadid reaalajas tagasi. Mis varem oli läbimõeldud jalaväerünnak, on nüüd väga sageli surmaotsus, mis viiakse täide üks rühm korraga. Ja siin on Moskva jaoks karm aritmeetika. See sama taktika, mis kunagi tõi aeglasi ja stabiilseid edusamme, toob nüüd enamasti vaid kaotusi. Ja siin tulebki mängus sügavam muutus, mis ulatub kaugemale kui ükski kaart või ükski kuu. Lühidalt öeldes on robotiseerimine muutnud vägede arvu palju vähem oluliseks kui varem ning see on muutnud kogu sõja käiku Kiievi jaoks. Mõtle, mida see tegelikult tähendab. Põlvkondade kaupa soosis maasõja karm matemaatika seda, kellel oli rohkem mehi. Venemaa pani sellele kõik mängu. Aga kui sa saad võidelda 10 000 või 20 000 osava droonioperaatoriga, selle asemel, et saata 100 000 mehi kaevikutesse, siis ei ole langenute arv enam kõige tähtsam. Ja peamine number, mis seda näitab, on just see, kui kiiresti Venemaa on kaotamas oma vägesid. Kuigi üldarvud on kindlasti hirmuäratavad, on veelgi olulisem näitaja suundumus. Ja Ukraina ametnike sõnul on Venemaa kaotanud lahinguväljal rohkem mehi, kui ta suudab uusi värvata. Kogu 2026 aasta jooksul. Tegelikult värbamisnumbrid kinnitavad seda. Venemaa eelarve andmed näitavad, et Moskva värbas 2026 aasta esimeses kvartalis 71 216 meest. Aasta varem samal perioodil oli see number 89 601. Nii et Venemaa värbab märgatavalt vähem mehi kui aasta tagasi. Just sel ajal, kui Ukraina võtab rohkem territooriumi tagasi. Kuidas Ukraina seda siis tegelikult teeb? KSC instituudi andmetel kasvas Ukraina FPV-droonide tootmine 2022 aastal vaid 3000–5000 ühikult umbes 3 miljonini 2025 aastaks. Ja 2026 aasta alguseks oli Ukraina kaitsetööstusel võimekus toota neid aastas üle 8 miljoni. Tööealise inimese kohta toodab Ukraina 2026 aastal kuskil 6–9 korda rohkem droone kui Venemaa. Kui Ukraina pidi varem kasutama miljoneid dollareid maksvat Patrioti raketti, et alla tulistada odav vaenlase droon, siis nüüd kasutab ta oma enda tõrjedroone nagu Sting, mille hind on umbes $2000 tükk. Ja 2026 aasta alguseks tootsid Ukraina ettevõtted iga päev kuni 1000 sellist tõrjedrooni. Riik, mis pidi vastase suurema tootmisvõime tõttu alistuma, edestab nüüd sissetungijat uuenduslikkuses murdosa hinnaga. Kampaania, mis Venemaad lämmatab, ei põhine ainult Moskvat raputavatel löökidel. Tegelik tööloom on see, mida ukrainlased nimetavad keskmaaks. Umbes 150 kilomeetrit rindejoonest kaugemal olev ala. See on see piirkond, kuhu Ukraina on keskendunud drooni- ja raketirünnakutega, sest just selles sügavuses tabatakse Vene armee logistikat, selle varustuse kolonne, kütust ja laskemoona. Mitte kusagil pole see selgem kui maismaa koridoris Krimmi suunas. Alates maist on 100 igat tüüpi Ukraina droonid lennanud selle koridori suunas, mis on Venemaa jaoks ülioluline maismaatee poolsaare varustamiseks, mille ta annekteeris juba 2014 aastal ning lõunarindel kaevunud vägede toetamiseks. RR280 maantee on sile ja kiire arter, mis peaks kogu selle liikumise tagama. Ukraina on muutnud selle märklauaks. Nii peavad Vene väed nüüd kauem ootama, kuni nende kütus ja laskemoon kohale jõuavad. Nende logistikaüksused on sunnitud kasutama väiksemaid ja vähem silmatorkavaid veokeid või aeglaselt mööda viletsaid külavaheteid liikuma, selle asemel, et kasutada kiiret maanteed, sest kõik, mis liigub RR280L, on droonide sihtmärgiks. Artem Beljakov, kes on 412 Nemesis droonibrigaadi ülem, kirjeldas operatsiooni kui valulikku Vene sõjaväe jaoks. Ja ausalt öeldes on see ohtlikum survevorm. See ei ole üksik knockout, vaid pidev kurnav koormus kõigele, mida Venemaa üritab liigutada. Nüüd võiks arvata, et Venemaa lihtsalt kopeerib seda, mida Ukraina teeb. Lõppude lõpuks on venelastel oma enda eliitdroonide üksus nimega Rubicon, mis on teatud sektorites endale hirmuäratava maine loonud. Kuid samal ajal, kui Ukraina on laiendanud oma drooni- ja raketirünnakuid, et isoleerida Vene vägesid ja katkestada nende varustusahelad, pole Rubicon suutnud sama ulatust saavutada. Hinnang oli, et üksuse laiendamise katse tähendas, et Venemaa üritas üle oma võimete tegutseda. Kahekordistades droonioperaatorite arvu, alandas üksus oluliselt oma vastuvõtunõudeid ja vähendas operaatorite väljaõpet. Üksus hakkas värbama ka samast allikast, kust värvatakse eesliinile,
mis võib vähendada Venemaa käsutuses olevat tööjõudu rindel, kuid samas ei pakuta enam isegi varasemal tasemel väljaõpet. Aga enne kui me jõuame tõelise põhjuseni, miks droonioperatsioonid takerduvad, kindlasti telli The Military Show kanal. Me postitame iga päev videoid, mis käsitlevad ülemaailmset geopoliitikat, aidates sul saada täieliku ülevaate sõjast ja kõigist seda ümbritsevatest asjaoludest. Tagasi Venemaa droonitööstuse juurde. Põhiprobleem on selles, et kogu sõjatööstuskompleks on läbi kukkumas. Selle põhjuseks on see, et aastatepikkune sõjaline kulutamine on viinud majanduse rekordiliselt madala töötuse tasemeni. See võib kõlada hästi, kuni mõistad, mida see sõjamasina jaoks tähendab. Kui peaaegu kõigil on juba töökoht olemas, muutub väga raskeks tuua kvalifitseeritud töötajaid tipptasemel valdkondadesse, nagu droonitootmine. Väljaspool mehitamata süsteeme ja kaugmaarelvi, kuhu Venemaa suunab kõige rohkem ressursse, on tootmine suuresti seisma jäänud. Tegelikult viitas Reutersi veebruarikuu raport sellele, et riigil on vaja üle 2,3 miljoni töötaja juurde. Ja isegi prioriteetsetes sektorites, kus tootmine on tõepoolest kasvanud, on sõjatööstus tasandunud. See on hoolimata sellest, et riik suunab 40% valitsuse eelarvest sõjaväele, riigikaitsele ja seotud sektoritele. Selliseid numbreid pole aastakümneid nähtud. Mida arvab sellest kõigest riigijuht? Mõnede allikate sõnul on Putin ja tema lähikondlased jäänud väitma, et Venemaal on endiselt ülekaal. Kuid kahe endise kõrge Kremli ametniku sõnul veedab Putin nüüd suurema osa ajast sõjategevuse üksikasjaliku juhtimisega ning saab oma ülemjuhatajalt Valeri Gerassimovilt ülevaateid mõnikord lausa 2 korda päevas. Ja nende samade endiste ametnike sõnul usub Putin siiralt, et sõda on vaid aja küsimus. Kuid siin on üks ohtlik dünaamika. Viimase 2 aastakümne jooksul, mil Putin on olnud võimul, on ta lammutanud enamiku oma võimu kontrollimehhanismidest, paigutades talle lojaalsed inimesed olulistele kohtadele sõjaväes, luures ja riigiteenistustes. Kuid Putin on endiselt sõjaväe mõju all, arvestades, et ta oli selle loomisel võtmerollis. Ja siiski ei suutnud need samad luureteenistused esitada tegelikke andmeid, kui asi puudutas Ukraina reaktsiooni sõjalisele erioperatsioonile. Ja hoolimata sellest usub Putin neid ikkagi ja laseb neil jätkata. Seda sellepärast, et teenistused teavad, et kogu oma võimu juures ei ole nad Putini laiali saatmise eest kaitstud. Nii et nad edastavad valeinfot ja püüavad varjata seda, mis sõjas tegelikult toimub, nii Putini kui ka üldsuse eest. Ja aeg-ajalt see hoolikalt juhitud mull avalikkuse ees praguneb. Juuni alguses, riikliku püha ajal, kohtus Putin Kremlis rühmaga sõjaväelastest. Need sõdurid survestasid teda ikka ja jälle sama küsimusega. Millal täpselt arendab Venemaa lõpuks vastuse Elon Muski Starlinkile? Ukraina kasutab seda satelliidivõrku, et juhtida oma ründedroone rindejoonel ja maapinnal võitlevad mehed tunnevad selle mõju selgelt. Vladimir Putin kinnitas, et Venemaa on juba välja töötanud ja kasutusele võtnud omaenda vastuse Starlinkile. Ta märkis, et selle laiemaks kasutusele võtuks on lihtsalt vaja aega. Kuid praeguseks oli orbiidile saadetud vaid 16 seadet. Kõige optimistlikuma hinnangu kohaselt katab Rasvetina tuntud süsteem kogu riiki alles aastaks 2030. See tähendab, et süsteem ei hakka täielikult tööle veel 4 aastat, samal ajal kui sõda kestab edasi ja Ukraina kasutab algset Starlinki täiel määral ära. Selle asemel, et keskenduda Starlinkile, hakkas Putin pikalt kurtma selle üle, kuidas Moskva seisab silmitsi NATO kollektiivse jõuga. See tiraad rändas läbi ajalooliste viidete Napoleoni ja Hitlerile, enne kui jõudis ähmase kinnituse juurde, et Venemaal on asju, mida vaenlasel pole, ning et lõpuks on kõik suurem ja parem. See on selle juhtkonna hääl, kellel on tõelised vastused otsas ja kes haarab lohutuseks vanade müütide järele. Muidugi ei tähenda see kõik, et Venemaa oleks lüüa saanud, või et sõda oleks kohe lõppemas, või et Ukraina kuidagi lihtsalt võidaks. Venemaal on endiselt väga reaalne ja väga ohtlik võime põhjustada kohutavat kahju ning peame nende pommide all elavate inimeste suhtes selles ausad olema. Sest kuigi Ukraina on droonisõjas initsiatiivi haaranud, on Vene reaktiivlennukid rekordarvul liugpommidega Ukraina positsioone rünnanud. Need on nõukogudeaegsed pommid, millele on lisatud odavad juhtimisseadmed ja väljatõmmatavad tiivad, ning need pommid on halastamatult pommitanud Ukraina kaevikuid, metsaservi ja kortermaju. Osa nende tõhususest tuleneb pidevast õhutõrjesüsteemide puudusest. Kuna Ukraina ei suuda Vene lennukeid usaldusväärselt ohustada, saavad need reaktiivlennukid lennata rindele lähemale enne pommide vabastamist, mis võimaldab neil neid raskeid relvi hirmu äratava täpsusega alla lasta. Seega on Venemaa kasutanud kuni 5700 liugpommid kuus.
Ukraina vastus oli segamise kahekordistamine, kus töötati välja süsteem, mis häiris nende algelist navigatsioonisüsteemi ja vähemalt ajutiselt neutraliseeris need. Kuid liukpommide kasutamise tempo ei aeglustu. Jaanuari. 5700 pommirekordi põhjal võiks Venemaa 2026 aastal toota ja kasutada umbes 68 000 kuni 70 000 liukpommi, võrreldes umbes 60 000 ka 2025 aastal. Seega jäävad liukpommid probleemiks, mida Ukraina pole suutnud lahendada. Venemaa on samuti pööranud oma viha Ukraina linnade vastu, mistõttu Kiievit on varasuvel 3 korral tabanud massiivsed droonide ja rakettide rünnakud. Ja siin näitab Ukraina endiselt, et tema õhuvägi võib hätta jääda ballistiliste ja hüperhelikiirusel lendavate rakettidega, sest neil lihtsalt ei ole piisavalt keerukat õhutõrjemoona, et neid alla tulistada. Kuid see Ukraina linnade rünnakute hoogustumine võib tegelikult olla vastus Venemaa probleemidele lahinguväljal. Kuna Venemaa ei suuda maaväel edu saavutada, võib ta üritada rohkem õhurünnakuid teha. Seetõttu on Ukraina otsustanud lüüa Venemaad seal, kus see kõige rohkem haiget teeb – nafta. Selle video alguses Moskvas toimunud rafineerimistehase rünnak ei ole ühekordne trikk. See on nähtav osa kampaaniast, mis on vaikselt lõhkunud Venemaa energiaselgroogu. 2026 aasta aprillis avaldatud New York Timesi hinnangu kohaselt on Ukraina rünnakud alates 2024 aasta algusest rivist välja löönud umbes 20% Venemaa naftatöötlemisvõimsusest. Reutersi andmetel on täielikult või osaliselt rivist välja viidud tehased koguvõimsusega üle 23 miljoni tonni aastas, mis moodustab umbes veerandi Venemaa koguvõimsusest, üle 30% riigi bensiinitoodangust ja umbes veerandi diislikütuse tootmisest. Aprillis toimus vähemalt 21 Ukraina rünnakut rafineerimistehaste, terminalide, laevade ja torujuhtmete jaamade vastu, mis on suurim kuine arv alates detsembrist. 5. Venemaa rafineerimistehaste töömahu madalaimale tasemele viimase enam kui 16 aasta jooksul. Kahjustused sundisid Venemaad vähendama naftatootmist umbes 300 000–400 000 barreli võrra päevas võrreldes esimese kvartali tasemega, mis on järseim kuine langus umbes 6 aasta jooksul. Ja Ukraina on muutunud sihtmärkide valikul targemaks, keskendudes üha enam spetsialiseeritud kitsaskohtadele, nagu hüdrokräkkimisseadmed, kus Venemaa seisakutes olev tootmisvõimsus ulatus 250 000 barrelini päevas võrreldes aasta varasema 50 000–60 000 barreliga. Seadmetel, mis vajavad varuosi, mille tarneajad ulatuvad tänu lääne sanktsioonidele kuudesse. Kõige kõnekam hetk saabus juunis, kui Venemaa enda energeetikaministeerium tunnistas esimest korda, et vaenlase õhurünnakud on põhjustanud varustusraskusi, samal ajal kui Putin möönis, et Venemaal on vaja paremat õhutõrjet. Kui Kreml hakkab kahjusid avalikult tunnistama, siis tead, et asi on tõsine. Sellepärast ongi Moskvas taas hakatud rääkima mobilisatsioonist, kuid see võib olukorda hoopis halvendada. Mäletate 2022 aastat, kui pärast erioperatsiooni ei tundunud asi enam kindel olevat, teatas Putin osalisest mobilisatsioonist ja kutsus välja umbes 300 000 reservisti. See tõi kaasa peaaegu 1 miljoni inimese lahkumise riigist, kellest enamik ei ole kunagi tagasi tulnud. Aastal 2026 võib sama väljaränne korduda, ainult et seekord pole enam nii palju inimesi alles. Ja me peame tagasi pöörduma varasema tööjõupuuduse teema juurde, sest massiline mobilisatsioon muudab selle olukorra ainult hullemaks. Ja saigi, kui Putin oleks valmis poliitilise riski ja majandusliku kahjuga leppima, annaks massiline mobilisatsioon talle ikkagi valed sõdurid selleks sõjaks, mida ta tegelikult peab. Pea meeles, milleks see sõda on muutunud, seda ei otsusta enam 100 000 mehed kaevikutes. Selle otsustavad osavad droonioperaatorid, insenerid ja tehnikud. Just sellised kõrgelt koolitatud inimesed, keda paanikas ja valimatu mobilisatsioon lihtsalt ei tooda. Tõmbame nüüd kõik selle kokku, sest selle olemus on oluline. Ukraina on võtnud need 2 sammast, millele Putin selle sõja rajas. Ülekaalukas inimjõud ja puutumatu strateegiline sügavus. Ning mõlemad tema alt ära löönud. Inimjõu ülekaal kaob, sest droonid on muutnud inimeste arvu vähem otsustavaks ning Venemaa kaotab mehi kiiremini, kui suudab neid asendada. Venemaa tagala turvalisus on kadunud, sest Ukraina droonid ulatuvad nüüd isegi Moskva rafineerimistehasteni. Venemaa edasitung on kokku varisenud ja toimub vaid murdosa eelmise aasta tempoga. Venemaa kaitsetööstus on jõudnud piirini, mida ei suudeta kiiresti ületada, ning juhtkond on jäänud vaid kinnitama, et kõik on korras, samal ajal, kui nad anuvad Starlinki vastalahendust, mida neil pole.
sõjas aetakse keerukust sageli segamini tõhususega. Inimesed eeldavad, et arenenumad, keerulisemad ja kallimad relvad või strateegiad peavad olema iseenesest paremad kui suhteliselt algelised ja taskukohased alternatiivid. Ometi on ajalugu tõestanud, et kõige otsustavamad võidud võivad tulla kõige lihtsamatest ideedest. Ukraina on seda põhimõtet korduvalt tõestanud oma sõjas Venemaaga. Samas kui Moskva on valanud miljardeid meeleheitlikesse tupikusse viivatesse projektidesse, mis pidid paratamatult pettumust valmistama. Näiteks rakettidesse, mis ei käivitu, ja uhketesse hävituslennukitesse, mis kunagi õhku ei tõuse. Kiiev on aga kasutanud palju tõhusamalt improviseeritud taktikaid ja üsna lihtsaid süsteeme. Ja nüüd on see kasutusele võtnud ilmselt kõige lihtsama neist kõigist. Uskumatult lihtsa aiapostipommi, mis on ajanud Vene väed täieliku paanikasse, kui nad mõistavad hirmutavat tõde. Neil pole enam kusagile peitu pugeda. Me ei tea selle pommi nime, kuid me teame, et selle pildid on hakanud kulutulena levima Vene sotsiaalmeediakanalites. Need pildid näitavad uut tüüpi Ukraina droonipommi, mille ühes otsas on sabauimed ja teises otsas terav metallist tipp, mis sarnaneb aiapostide all olevate maasse tungivate piikidega. Ei ole vaja olla sõjaväeekspert, et aru saada, milleks see pomm on mõeldud. See on läbistaja terava otsaga, mis on mõeldud konstruktsioonide purustamiseks ja võimaldab pommil tungida hoonetesse või maasse enne, kui see tegelikult plahvatab. See on uskumatult lihtne seade. Kõik, mida Ukraina tegelikult teinud on see, et nad on võtnud tavalise pommi, mida mehitamata õhusõiduk ehk droon suudaks alla visata ja pannud selle otsa metallist ora. Midagi sellist toota oleks uskumatult odav ja nende pommide masstootmine ei oleks sugugi keeruline. Hoolimata selle laskemoona lihtsast olemusest, arvatakse, et Vene sõjablogijad on selle ohust äärmiselt mures ja pole raske mõista miks. Kuna Ukraina droonide armee on arenenud, on rindeliinid muutunud Vene sõdurite jaoks üha surmavamaks paigaks. Näed peavad pidevalt taevast jälgima, otsides märke või helisid nende suunas liikuvatest droonidest, teades, et nende elu võib hetkega lõppeda. Tõepoolest, paljud neist sõduritest võivad end õnnelikuks pidada, kui nad elavad rindeliini tapatsoonis üle isegi 1 nädala ning mõnes surmevamas piirkonnas mõõdetakse eluiga mitte päevade või tundide, vaid minutitega. Selle tulemusena on Vene väed pidanud kohanema. Nad on pidanud leidma viise, kuidas suurendada oma ellujäämisvõimalusi nendes surmavates piirkondades. Piirkondades, kus neil õnnestub mingil määral territooriumi kontrollida, on nad suutnud paigaldada droonivastaseid kaitsevahendeid, nagu võrgud, traadist puuride ja terasvõrguga katteid teedele ja radadele. See muudab neil lihtsamaks ühest kohast teise liikumise või isegi sõidukite kasutamise ilma hirmuta, et Ukraina droon võiks neid kergesti tabada või üralt pomme visata. Teistes piirkondades on Vene üksused aga sunnitud lihtsalt varjuma ja lootma parimat. Kui nad liiguvad järgmiste eesmärkide poole, on rünnakumeeskonnad õppinud end tekkidega varjama või puude alla või taimestiku vahele peitu pugema, lootes, et neid ei märgata. Mõnikord see töötab, kuid sageli mitte, sest paljudel Ukraina droonidel on soojuskaamerad, mis muudavad Vene sõdurid kergesti leitavaks isegi siis, kui nad arvavad end olevat peidus. Kui venelastel õnnestub siiski tervelt linnadesse või küradesse jõuda, otsivad nad sageli varju kohalikes keldrites ja punkrites. Tõepoolest, viimastel aastatel on olnud arvukalt teateid väikestest Vene üksustest, kes hiilivad Ukraina asulatesse, peidavad end maa alla ja ootavad sobivat hetke, et korraldada üllatusrünnak. Oleme näinud ka, kuidas venelased ehitavad punkreid tugevate palkidest katustega, mille peal on kuni jalapaksune mullakiht, et neelata plahvatusi ja kilde. Ukrainal on olnud raske selliste taktikatega toime tulla. Isegi kui Ukraina väed saavad teada, kus venelased varjuvad, võivad nad nende maa-aluste peidukohtade hävitamiseks vajada mitut drooni ja pommi. See võtab aega, andes venelastele võimaluse vastulöögiks või põgenemiseks. Teise võimalusena võib Ukraina saata oma rünnakumeeskonnad keldritesse ja punkritesse tungima, kuid see taktika on teatud määral riskantne. See tähendab, et Ukraina sõdurid peavad oma elu ohtu seadma, mida riigi komandörid püüavad võimalusel vältida. Aiapostipomm muudab aga olukorda. Tänu oogalisele alusele on sellel pommil potentsiaali üsna lihtsalt läbistada droonivastaseid võrke ja võrkkatteid, samuti lõigata läbi keldriuksi või punkrikatuseid. Selles kontseptsioonis pole midagi uut. Tegelikult on läbistavad pommid ehk punkrilõhkujad olnud kasutusel juba peaaegu sajandi. Mõned esimesed näited sellest ilmusid Teise maailmasõja ajal. Näiteks Saksa Luftwaffe töötas välja rakettmootoriga soomust läbistavate pommide seeria, mida kasutati laevade ja kindlustatud sihtmärkide vastu. Umbes samal ajal tuli Briti insener Barnes Wallis, põrkepommi leiutaja,
välja 2 erineva punkrilõhkuja disainiga: 5-tonnine Tall Boy ja 10-tonnine Grand Slam. Neid niinimetatud maavärinapomme varustati sabauimedega, mis võimaldasid neil kukkudes pöörlema hakata ja enne maapinnale jõudmist suure kiiruse saavutada, et läbistada kõvastatud pindu. 1980-ndatel elustas Ameerika Ühendriigid punkrilõhkuja kontseptsiooni, luues 2000 naelase ehk 900 kilogrammise Blue 109, mis sillutas lõpuks teed oluliselt suuremate pommide väljatöötamiseks. Massive Ordnance Penetrator, MOOP, 30 000 naelane ehk 14 000 kilogrammine hiigelpomm, mis suudab enne plahvatamist läbistada mitusada jalga maad või mitu tosinat jalga raudbetooni. Kuigi nende konstruktsioonide võimsused on aastate jooksul üsna palju varieerunud, on läbistavatel pommidel alati olnud samad põhijooned, mis eristavad neid tavalistest või üldotstarbelistest lõhkekehadest. Esiteks on neil tavaliselt kitsad ja piklikud kujundused, mis aitavad neil õhus kiirust koguda, ning mingisugune terav või voolujooneline ninaosa, mis on mõeldud selleks, et nad suudaksid maasse tungida või läbi kindlustatud materjalide tungida. Need on tavaliselt ka tugevdatud, et taluda löögimomenti ilma purunemata või kohe plahvatamata. Paljudel neist on ka viitega sütikute süsteemid, mis tagavad, et pomm plahvatab alles pärast seda, kui ta on edukalt läbistanud oma tegeliku sihtmärki ümbritsevad kaitsekihid. Kuigi see võib tunduda uskumatult lihtne, võrreldes näiteks Blue 109 või Moopiga, järgib Ukraina aiaposti pomm samu põhilisi disaini põhimõtteid. Sellel on sama tugevdatud konstruktsioon ja sama läbistav ninaosa. Forbes võttis aega, et uurida selle pommi olemasolevaid pilte lähemalt. Nad märkasid, et ühel pildil on Tolsoni 300 mm rauasaag, mida nad kasutasid võrdlusalusena, et aru saada, kui suur see pomm oli. Sellest järeldasid nad, et oogaline ots on tõenäoliselt kas võetud või tehtud eeskujuks tavaliste 100 mm aiapostide ogade järgi. Siiski on mõned olulised erinevused. Nagu Forbes kirjutab, on tüüpilised kaubanduslikud aiaogad pressitud plekist ja seejärel masinaga kokku keevitatud. Pommioga puhul on aga näha, et see on käsitsi kokku keevitatud. Veelgi enam, metall ise tundub olevat paksem kui see, mida leiaksid tavalise aiaoga puhul. Nii et isegi kui oga ise oli algselt midagi, mida leiaksid ehituspoest, on Ukraina võtnud aega, et teha väärtuslikke muudatusi, muutes selle tugevamaks ja paremini sobivaks oma eesmärgiks, tungida punkritesse ja läbistada muid materjale. Forbesi arvutuste kohaselt, kui selline pomm, mille hinnanguline kaal on umbes 25 naela ehk 11 kilogrammi, kukuks mõnesaja jala kõrguselt, peaks see suutma läbistada vähemalt jalajagu tihedalt kokkusurutud mulda ja kive või umbes 4 jalga pehmemat pinnast. Ja juba on olemas selged tõendid, et see pomm teeb täpselt seda, mida vaja. Internetis jagati videot, mis näitab aiaposti pommi töös. See näitab üsna selgelt täpselt sama pommi, kuigi teist värvi, sabauimedega, mida kukutatakse ülevalt alla hoonesse, kus Vene sõdurid võisid tol hetkel varjul olla. Me näeme, kuidas pomm tabab maad, kuid see ei plahvata kohe. On selgeid tõendeid, et nagu teisedki punkripombid, on aiaposti pomm varustatud viitega sütikuga, mis annab sellele aega tungida sihtmärgini enne plahvatamist. Mõni sekund pärast kokutamist plahvatab pomm ning plahvatus on piisavalt tugev, et põhjustada ümbritsevale ehitisele märkimisväärset kahju. See on odav, see on lihtne ja see muudab mängureegleid. Aga enne võime selgitame, miks see nii on, siis kui selline ülevaade sind huvitab, telli kindlasti The Military Show. Me teeme selliseid analüüse iga nädal. Nüüd on aiaposti pommil potentsiaal muuta eesliini sõjapidamise olemust. Kuni selle hetkeni olid venelased suutnud oma droonitõrjemeetmete ja kindlustuste abil kindlustada teatud varustusteid ja hoida enda käes maa-alasid. Ukraina suutis neid asukohti rünnata, kuid nende rünnakute tõhusus oli alati piiratud. Paljud droonid ja pommid raisati, kuna need põrkasid kokku võrkude, traataedade või punkrite katustega, selle asemel, et tabada kõige olulisemaid sihtmärke, nagu Vene sõdurid, sõidukid ja muu varustus. See uus pomm lahendas aga need probleemid iseseisvalt. Nüüd ei ole enam tähtis, kui palju droonivastaseid võrke ja aedu Venemaa püstitab. Aiaposti pomm suudab neist otse läbi tungida. Kremli kilbid ei paku mingit kaitset selle plahvatusohtliku täienduse vastu Ukraina arsenalis. Ja see pole veel kõik. Varem oleks Ukraina pidanud viskama mitu pommi samasse kohta, et üldse punkrisse sisse murda. See polnud mitte ainult raiskav ja aeganõudev ettevõtmine, vaid see tähendas ka seda, et venelased said piisavalt hoiatust ja võisid üsna lihtsalt põgeneda enne, kui kaitsed murti läbi. Aiapost ei anna mingit hoiatust. See ei lase venelastel mingitki edumaad saada.
Üheinsa löögiga võib see hävitada terveid sõdurirühmi, purustades punkrite katuseid ja põhjustades kogu ehitise kokkuvarisemise enne, kui selle elanikud üldse aru saavad, mis neid tabas. Isegi kõige paremini kaitstud varjendid jäävad täpsele aiaposti löögile alla ja parim osa on see, et Ukrainal on juba olemas droonid, mis suudavad neid lõhkekehi kohale toimetada. Aastaid on Kiievi väed kasutanud selliseid droone nagu raske pommitusdroon Vampire, samuti teisi mudeleid nagu Kazan, Heavyshot ja Nemesis. Kuigi nende nimed ja tehnilised andmed võivad erineda, teevad nad kõik sisuliselt sama asja. Toimetavad pomme lahinguväljale ja ründavad vaenlast ülevalt, andes vaenlasele minimaalselt aega reageerimiseks või kõrvalepõikamiseks. Mõned neist suudavad isegi lasta 15-kiloseid ehk 33 naelaseid pomme sihtmärkidele, mis asuvad kuni 16 kilomeetri ehk 10 miili kaugusel. Vene sõduritel on nendele droonidele üldnimetus Baba Yaga, legendaarne lapsi sööva nõid slaavi folkloorist. Paljude nende sõdurite jaoks on Baba Yaga pommitajad ilmselt kõige hirmutavam asi, millega nad lahinguväljal kokku võivad puutuda. Isegi Baba Yaga drooni sumisev heli piirkonnas on piisav, et isegi ka kõige karastunumal Vene sõduril judinad üle selja ajada, sest nad teavad, milleks need droonid võimelised on. Vähemalt varem said need sõdurid siiski mingitki lohutust või meelerahu leida, kui neil õnnestus pääseda punkrisse või varjuda drooni vastase võrgu alla. Nüüd on see lohutus kadunud, sest järgmine Baba Yaga droon, mida nad näevad, ei pruugi enam kanda tavalist miinipildu ja mürsku või tankitõrjemiini. See võib hoopis olla vaid hetkede kaugusel sellest, et lasta neile otse pähe aiapost, mis lõikab kergesti läbi kõigist kaitsevahenditest, mis talle ette jäävad. See hõlmab võrke, kaitsevõrke, mulda, taimestiku ja palju muud. Veelgi enam, paljud Ukraina pommidroone on varustatud nutika pommide sihtimistarkvaraga, mis võimaldab neil tabada liikuvaid sihtmärke nagu veoautod ja muud sõidukid. Nii et isegi kui venelased saavad aru, et pommitajad on nende poole teel ja üritavad põgeneda, kas jalgsi või kasutades kõiki sõidukeid, mida nad leiavad, ei ole nad ikkagi turvalised. Ja see näitab, kui oluliseks on rasked pommitajadroone saanud selle sõja selles etapis ning neid on kirjeldatud kui rindeliini tunnustamata kangelasi. See on sellepärast, et nii paljud uudislood ja pealkirjad keskenduvad esimese isiku vaatega kamikaatse droonidele ja väiksematele helikopteritele, mis on loodud lihtsalt otse nende tankidesse lendama ja kokkupõrkel plahvatama. Just sellist tüüpi droonidele on Venemaa oma sõjalises kampaanias Ukraina vastu üha enam keskendunud. Venemaa tehased toodavad tuhandeid ja tuhandeid FPV droone rindeoperatsioonideks, samal ajal kui kaugmaa ründedroonid lastakse Ukraina linnade ja asulate pihta. Ka Ukraina on üles ehitanud FPV drooniarmee, kuid on võtnud aega ka mitmekesistamiseks ja teiste võimaluste, näiteks pommitajate uurimiseks. Nende droonide eelis seisneb selles, et erinevalt ühekordsetest kamikaatse droonidest saab neid korduvalt kasutada. Üks ainus droon suudab teha arvukalt väljalende, toimetades eesliinile mitu tosinat naela lõhkeainet ning seejärel tagasi baasi lennata, et varusid täiendada. See võimaldab Ukrainal igast üksusest palju rohkem kasu saada. Nii et isegi kui Baba Yaga pommitajad maksavad tavaliselt rohkem kui FPV-droonid, võivad need pakkuda palju suuremat investeeringu tasuvust, sest üks ainus UAV suudab hävitada hulgaliselt Vene sihtmärke enne, kui see lõpuks alla tulistatakse. Ukraina pommitajadroonid on samuti uskumatult täpsed ja tegutsevad sageli öösiti, pimeduse varjus, kui venelased kipuvad arvama, et nad on turvalisemad. Ründemeeskonnad liiguvad sageli majast majja pärast päikeseloojangut, olles vaikselt enesekindlad, et vaenlase droonipiloodid ei suuda neid varjudes liikudes märgata. Aga Baba Yagad suudavad pimedusest läbi näha ja kõrvaldada oma sihtmärgid hämmastava kergusega. On olnud teateid, et need droonipommitajad on hävitanud veoautosid, väekontsentratsioone, punkreid, juhtimispunkte ja isegi õhutõrjesüsteeme. Ja mõnede hinnangute kohaselt võivad need droonid põhjustada Vene sõjamasinale isegi suuremaid kaotusi kui tavalised FPV-droonid. Poole ime, et Ukraina investeerib neisse jätkuvalt palju. Täna toodetakse ja hangitakse raskepommitajaid rohkem kui kunagi varem. Ja nagu näitab ka aiapostipomm, leitakse nende kasutamiseks üha tõhusamaid viise, neutraliseerides Venemaa kaitsevõime ning pakkudes vaenlasele lähinädalatel ja kuudel veelgi hirmuäratavamat väljakutset. Sellel võivad olla tohutud pikaajalised tagajärjed. Näiteks, selle uue relva abil võib Vene rünnakrühmade jaoks muutuda oluliselt raskemaks territooriumi vallutamine ja hoidmine. See on juba praegu uskumatult keeruline, mistõttu nii paljud Vene sõdurid hukkuvad ja miks Kremli sõjamasin paljudes piirkondades takerdub või isegi taandub. Aga vähemalt varem, kui Vene vägedel õnnestus asulasse imbuda, said nad rajada kaitsepositsioone, mis andsid neile reaalse võimaluse end sisse kaevata ja oma asukohta kaitsta, kasutades seda edasiste edusammude hüppelauana. Aiapostipomm muudab selle kõik võimatuks.
Nüüd, isegi kui Venemaal õnnestub asulasse sisse tungida ja mõned punkrid või kaevikud rajada, piisab Ukrainal vaid mõne aiaposti pommi saatmisest, et kas kõik hävitada või sundida ellujäänud taganema. See omakorda võib avada Ukrainale uusi võimalusi territoriaalsete edusammude saavutamiseks. Ja tundub, et see juba toimubki, sest Vene sõdurid on hakanud Telegrammis jagama arvukalt teateid Ukraina uute droonipommide kohta, mis purustavad nende varjualuste katuseid ja ohustavad kohti, mida varem peeti suhteliselt turvaliseks. Oluline on märkida ka seda, et aiapostipomme võiks kasutada mujal, eemal rindeliinist. Ukraina võiks näiteks otsustada kasutada oma odavaid punkrilõhkujaid selleks, et rünnata infrastruktuuri objekte, mida Venemaa on püüdnud kindlustada. Neid võiks visata näiteks naftaterminalide, laskemoonaladude, angaaride, ladude ja juhtimispunktide pihta. Kohad, mis on varem olnud vastupidavad ühesuunalistele ründedroonidele, ei pruugi suuta taluda nende läbistavate pommide sügavamaid ja surmavamaid lööke. Ja väidetavalt on Ukraina juba alustanud nende laskemoonade masstootmist. Võib olla vaid aja küsimus, millal näeme kümneid, kui mitte sadu punkrilõhkujaid, mis pühivad Vene sihtmärke kaardilt enneolematu tõhususega. See on see, milles Ukraina on parim. Selleks ei ole vaja miljardeid dollareid eelarvet. Selleks ei ole vaja maailma parimaid sõjatehnoloogiaid. See on tõestanud ja tõestab jätkuvalt, et on enam kui suuteline oma vaenlast üle mängima, ületama ja üle kavaldama, kasutades suhteliselt lihtsaid ideid uskumatult tõhusalt. Aiaposti pommis pole midagi murrangulist. See näeb välja kohmakas, võrreldes nende viimistletud laskemoonaga, mida kasutavad maailma suurimad sõjalised jõud, ja selle valmistamine ei saa kindlasti palju maksta. Ometi on see juba tõestanud end märksa tõhusama ja mõjusamana kui palju keerukamad ja kallimad alternatiivid, näidates taaskord, et lahinguväljal on vahel kõige lihtsamad ideed kõige nutikamad. Venemaa vankumatud õhutõrjesüsteemid ei paista enam sugugi nii tugevad. Ukraina on Venemaa kaitses nii palju auke löönud, et me võiksime neid hakata nimetama Šveitsi juustuks. Ja nüüd sööb Ukraina seda juustu hommikusöögiks. Vähemalt tema droonid teevad seda. Iga auk Venemaa õhukaitses on katastroof Putinile, kui ta vaatab, kuidas tema riik ei suuda kuidagi takistada Ukraina kesk- ja kaugmaa ründedroonide tekitatud kahju. Ukraina on nüüd taeva kuningas. Iga uue augu tekkimisega lähevad Venemaa õhukaitseprobleemid ainult hullemaks. Ja juba ainuüksi 2026 aasta on tõestanud, kui kehv on Venemaa kaitsevõime Ukraina kõige ohtlikumate relvade peatamisel. Venemaa õhukaitsesüsteemid hävitatakse just nende relvadega, mida nad peaksid peatama. 29. juunil avaldas Ukraina mehitamata süsteemide vägi ehk USF X-is šokeerivaid statistilisi andmeid. Alates 2026 aasta algusest on ainuüksi USF suutnud tabada 194 Venemaa integreeritud õhukaitsesüsteemi elementi. Element on üsna ebamäärane termin, kuid võime eeldada, et see hõlmab kõike alates õhukaitsesüsteemidest endist, nagu S-300 ja Pantsir, kuni radariteni, mis varustavad neid süsteeme vajaliku teabega, et sihtida korralikult lähenevaid ohte. See tähendab, et keskmiselt hävitatakse kuus veidi üle 32 õhukaitseüksuse, mis tähendab, et Ukraina hävitab iga päev vähemalt ühe Vene õhukaitseüksuse. See on Venemaa jaoks kohutav. See näitab, et droonid, mis on juba Putini vägesid laastanud, muutuvad üha tõhusamaks nende õhukaitsesüsteemide vastu, mis peaksid need taevast alla tulistama. Ainuüksi juunikuu numbrid on juba piisavalt halvad ja need tõestavad, et meie keskmine hinnang pole kuigi palju mööda. USF suutsid ainuüksi juunis hävitada 31 Vene õhukaitse sihtmärki, mis näitab sügavamat tungimist Vene tagalasse ning sellel on tohutud tagajärjed mitte ainult Venemaale endale, vaid ka kogu sellele territooriumile, mille Putini käsilased on Ukrainas okupeerinud. Ja kui viimane nael Vene õhukaitse müüdi kirstu, avaldas USF, et alates 11. juunist 2025 on nad hävitanud kokku 276 Vene õhukaitsesüsteemi. See on huvitav number. Kui lahutame 2026 aasta esimese 6 kuu jooksul hävitatud 194 süsteemi koguarvust 276, saame tulemuseks 82 õhukaitseelementi, mis hävitati 2025 aasta teisel poolel. Me ütlesime teile, et Ukraina on oma õhukaitsekampaaniat tõhustanud ja see ongi tõestus. Õhukaitseelementide arv, mille USF on 2026 aasta esimese 6 kuu jooksul hävitanud, on peaaegu 2,4 korda suurem kui nende arv, mis hävitati 2025 aasta viimase 6 kuu jooksul. Ja veel üks asi. Need on ainult USF-i andmed. On ka teiti Ukraina üksusi, mis sihivad Venemaa õhukaitset, nii et isegi need uskumatult suured arvud, mida USF jagas, ei hõlma kõiki Putini õhukaitseprobleeme. Kuidas saaksid asjad veelgi hullemaks minna Venemaa kihilise õhukaitse jaoks, mis on muutunud auklikuks nagu Šveitsi juust? Vastus on lihtne.
USF pole purustanud ainult neid süsteeme. Õhukaitseelemendid, mida seni jagatud andmed hõlmavad, moodustavad Venemaa peamise õhukaitsevõrgu. Me räägime S-300 ja S-400 süsteemidest, mis peaksid kaitsma 10 ruutkilomeetreid territooriumi ning radaritest, mis peaksid tuvastama ohte potentsiaalselt 100 kilomeetrite kauguselt. Kuid USF on hävitanud rohkem kui ainult neid tähelepanu köitvaid seadmeid. Lisaks kõigele muule teatab USF, et 426 mobiilset radarisüsteemi ja 3838 Venemaa mobiilset elektroonilise sõjapidamise ehk EW-süsteemi on langenud USF-i droonide ohvriks. Sellised süsteemid ei ole mõeldud suurte sihtmärkide kaitsmiseks. Neid kasutatakse tavaliselt kütuselao, logistikasõlmede ja teiste sarnaste väiksemate sihtmärkide jaoks, mida Venemaa üritab rindejoone taga varjata. Eriti just elektroonilise sõjapidamise süsteemid on Venemaa jaoks ühed tähtsaimad kaitsevahendid, kuna need suudavad segada või muul moel häirida GPS-signaale ja suunata lähenevad droonid kursilt kõrvale. Kuid isegi need satuvad Ukraina droonide ohvriks ning iga selline lokaalsem süsteem, mis rivist välja langeb, avab uusi võimalusi oluliste Vene varade hävitamiseks 10 kilomeetrite kaugusel rindest. See on Venemaa jaoks õudusunenäoline stsenaarium. See, mida me siin näeme, on õhutõrjevõrgu kokkuvarisemine, mis pidi olema läbitungimatu ja isegi Venemaa teab seda. Kogu riik tunneb oma õhutõrje läbikukkumise tagajärgi. 89 erinevat piirkonda üle kogu riigi ja okupeeritud aladel on nüüd kütusepuuduse tõttu mõjutatud, mida põhjustab Ukraina lakkamatu rünnak Vene rafineerimistehaste vastu, mis peaksid olema kaitstud õhutõrjesüsteemidega ning rünnakud kütuseautode vastu, mida elektrooniline sõjapidamine ja lokaalsed radarid enam kaitsta ei suuda. Saame kõige selgema ülevaate Ukraina geniaalse strateegiast tema rünnakust Slavjanski naftatöötlemistehasele, mida Ukraina tabas 28. juunil ja mis põles juba 2 päeva, kui RBC Ukraina sellest rünnakust 29. juunil teatas. See rafineerimistehas, mis asub umbes 300 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist ja mille võimsus on 5,2 miljonit tonni, moodustab umbes 9% Venemaa Lõuna-Föderaalringkonna naftatöötlusest. Ukraina jätkab selle rafineerimistehase ründamist. 27. aprillil toimus rünnak, samuti 19. mail ja nüüd on Ukraina seda taas tabanud 28. juunil. See hakkab Ukrainale muutuma igakuiseks traditsiooniks. Slavjanski naftatap. Ja Venemaa ei saa selle vastu midagi teha, sest rafineerimistehase perimeeter on nii suur, et pole võimalik paigaldada piisavalt õhutõrjesüsteeme, et toime tulla erinevatest suundadest tulevate Ukraina droonide parvedega. See on mikrokosmos probleemist, millega Venemaa nüüd kõikjal silmitsi seisab. See on liiga suur, et end kaitsta, ja Ukraina sunnib Venemaad oma olemasolevat kaitset iga korraga üha hõredamalt jaotama, kui USF hävitavad järjekordse õhutõrjeelemendi. Venemaa õpib ränka õppetundi, mida paljud tema liitlased on viimastel kuudel õppinud. Vene õhutõrje pole lihtsalt piisavalt hea. Mõtle tagasi veebruari lõppu ja märtsi algusesse. Võid mäletada seda aega kui perioodi, mil USA alustas operatsiooni Epic Fury Iraani vastu. Aastaid oli Iraan üles ehitanud õhutõrjevõrku, mis koosnes peamiselt Vene õhutõrjesüsteemidest või nende süsteemide enda koopiatest ning Hiinast ostetud õhutõrjest. Ja mida see Iraani tohutu kaitsevõrk saavutas? See ei saavutanud mitte midagi, kui USA ja Iisrael Operation Epic Fury alguses tohutu hulga rakettide ja pommidega ründasid. Nagu Army Technology tol ajal märkis, saavutasid USA ja Iisrael Iraani kohal peaaegu kohese õhuülekaalu. Aprilli alguseks väitis USA keskväejuhatus, et umbes 80% Iraani kogu õhutõrjevõrgustikust oli hävitatud. Riigil olid jäänud vaid mobiilsed laskeseadmed. Vene S-300 süsteemid ja muud kaitsevahendid muudeti kasutuks ning seejärel hävitati. Me nägime midagi sarnast, kuigi palju väiksemas mahus Venezuelas. Kui USA vangistas Nicolas Maduro, tehti seda Venemaal toodetud S-300 ja Buk M2 õhutõrjesüsteemide toel. Need õhutõrjesüsteemid, nagu hiljem ka Iraanis, ei suutnud üldse takistada Ameerika rakettide läbimurret Caracassesse ega takistanud Maduro tabamist. Nüüd on see, mida Ukraina teeb Venemaa õhutõrjele, teistsugune. Vene süsteemid on samad, kuid relvad, mida nad ei suuda peatada, on erinevad. Ukraina ja eriti USF kasutavad raketitasemel droone. Siiski näeme sarnasusi. Vene õhutõrje ei suuda peatada relvi, mida nad peaksid peatama. Ja kui Ukraina toodab rohkem kauge keskmaa ründedroone, suudab ta kasutada sülemirünnaku strateegiat, et üle koormata Venemaa õhutõrje, võimaldades rünnata nii neid õhutõrjesüsteeme kui ka sihtmärke, mida need peaksid kaitsma. Mis meenutab mõnevõrra šoki ja aukartuse kampaaniat, mida nägime Iraanis. Kuid Venemaa suur probleem on see, nende õhutõrje ei ole lihtsalt loodud selleks, et tulla toime USF droonidega.
Need õhutõrjesüsteemid on loodud rakettide vastu. Nad saavad sellegagi halvasti hakkama, kuid neil on veelgi raskem droonidega, mida nende radarid vaevu suudavad tuvastada, jälgida ja tabada. See ei ole ainult Venemaale omane probleem. Kuigi nende õhutõrjesüsteemid võivad tehnoloogiliselt jääda alla kaasaegsetele läänesüsteemidele, on nii Vene kui ka läänesüsteemid loodud võitlema lennukite ja rakettidega, mis on suuremad, kiiremad ja lendavad palju kõrgemal kui droonid, mida Ukraina kasutab. Droon võib jääda maapealse radarisüsteemi vaateväljast välja seni, kuni ta on nii lähedal, et suudab selle radari või sellega seotud süsteemi pihta oma laengu välja lasta, enne kui raketti jõutakse üldse välja tulistada. Ja räägime korraks nendest õhutõrjerakettidest. Need on kallid, droonid ei ole. Nii et isegi kui Vene õhutõrjesüsteem suudab drooni jälgida, tuleb teha teatud kaalutlus. Kas on mõistlik kulutada rakett, mis võib maksta sadu tuhandeid või isegi miljoneid dollareid, et hävitada droon, mis maksab vaid murdosa sellest summast? Vastus oleks jah, kui Ukraina saadaks ainult aeg-ajalt mõne drooni. Kui aga õhus on kümneid või sadu droone, siis lahinguvälja loogika enam ei tööta. Venemaale on lihtsalt liiga kulukas kasutada oma õhutõrjevõrku Ukraina droonide peatamiseks. See polegi eriti oluline, kui need süsteemid hävitatakse seal, kus nad asuvad. Nii on Ukraina muutnud Venemaa õhutõrje nagu Šveitsi juustuks. Need kaitsesüsteemid on kokku varisenud ja nüüd omab Ukraina suurte okupeeritud alade kohal õhuülekaalu ning suudab korduvalt rünnata sihtmärke Venemaal. Aga mida see kõik Venemaa jaoks tähendab? Ja miks Venemaa ei suuda midagi teha nende probleemide lahendamiseks? Neile küsimustele vastame kohe pärast seda meeldetuletust, et te vaatate sõjasaadet. Seda on veel palju rohkem, nii et kui meie kanalist on teile kasu, siis tellige ja vajutage teavituskella. Venemaa auklikud kaitsesüsteemid on probleemiks, sest iga õhutõrjesüsteem, radar või elektroonilise sõjapidamise seade, mille USF hävitavad, tekitab lünga, mida teised droonid saavad ära kasutada. See on peaaegu nagu Ukraina droonid ootaksid varjus, valmis kohe ründama, kui USF hävitab ainsad asjad, mis võiksid neid peatada. Oleme seda näinud Slavjanskis, kuigi sel juhul oli rajatis nii suur, et lüngad olid seal juba olemas. Aga USF-il on veel palju rohkem näiteid. 27. ja 29. juuni vahel hävitas USF okupeeritud aladel hulga sihtmärke, mis kõik said võimalikuks tänu nende kampaaniale Vene õhutõrje vastu. Krimmis hävitas USF õhutõrjesüsteemi Pantsir S1 koos 2 radariga, ST-68 ja 48 YA6K. 48 YA6K1 Podljad. Seal on näha head sünergiat. Õhutõrjesüsteemid tuli hävitada, et Ukraina saaks veelgi rohkem sihtmärke tabada. Nende 3 hävituspäeva jooksul tabati ka teisi sihtmärke, sealhulgas kütusevaguneid Krimmis. Zaporizhzjas hävitas 412. Nemesis brigaad 2 Vene kütusepaaki ning rajatise, mida Venemaa kasutas määrdeainete hoidmiseks. 414. Madjar linnud. Brigaadi 3. pataljoni operaatorid hävitasid samas piirkonnas teise kütuseveoki. Ja droonid, mis lennutati Venemaa Brjanski piirkonda, hävitasid rongi, mida Venemaa kasutas oma vägede toetamiseks Ukraina piiri lähedal. Liigume edasi Hersonisse, kus Ukraina 20 eraldiseisev mehitamata süsteemide brigaad hävitas sadamapukseri, mis oli järjekordne lüli Venemaa tohutus logistilises võrgustikus. Just seda võimaldabki nii paljude Venemaa õhutõrjesüsteemide kaotus. Tekivad järjest uued lüngad. Ukraina sihib õhutõrjesüsteeme, mis kas otseselt kaitsevad sihtmärke, mida ta soovib tabada, või katavad õhukoridore, mille kaudu ta tahab droone saata. Kui õhutõrje on maas, avanevad teed ja Ukraina ründab. Korduvalt ja korduvalt ja korduvalt. Kõik need rünnakud toimusid 3 päeva jooksul. 2026 aastal tervikuna oleme näinud, kuidas Ukraina on oluliselt suurendanud nii oma kesk- kui ka kaugmaa rünnakute strateegiaid ja see kõik on tingitud Venemaa õhutõrje kokkuvarisemisest. Juunikuu alguses teatas Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov, et Ukraina oli mais võrreldes aprilliga 2-kordistanud edukate rünnakute arvu, mis viidi läbi enam kui 50 kilomeetri kaugusel rindejoonest. See 2-kordistumine oli osa järjepidevast kasvust, mis on toimunud alates 2026 aasta algusest. 22. juunil teatas Sõjauuringute Instituut ehk ISV, et Ukraina on teel kordama oma maikuist 210 keskmaa rünnaku koguarvu Venemaa vastu. ISW raporti ajaks oli Ukraina juunis jõudnud 145 rünnakuni. Meil pole veel kuu lõplikku arvu, kuid on peaaegu kindel, et see jääb üle 200. Ka Venemaa ei tee kauglöökide rindel palju paremini. UNM teetab, et juunis tabas Ukraina 11 erinevat naftatöötlemistehast ja 8 sõjatehast Venemaal, mitmeid neist korduvalt. Oleme näinud ka seda, kuidas Ukraina ründab rajatisi Moskvas ja selle ümbruses, mis peaks olema kogu Venemaa kõige paremini kaitstud piirkond. Tänage selle kõige eest Šveitsi juustu.
USF lõid augud sisse ja siis nemad koos teiste Ukraina droonijõududega lükkasid mehitamata õhusõidukid otse neist läbi. Muidugi on Krimm kõige selle keskmes. Nii muljetavaldavad, kui need rünnakud Venemaa sees ja teistel okupeeritud aladel ka poleks, teenib enamik sellest, mida Ukraina droonijõud praegu teevad, laiemat strateegiat Krimmi isoleerimiseks ja ebaseaduslikult annekteeritud poolsaare Putini kontrolli alt vabastamiseks. Nii palju sellest, mida Ukraina praegu Krimmis ja selle ümbruses ründab, on saanud võimalikuks tänu USF-ile ja nende kampaaniale Vene õhutõrje vastu. Kertsi väina ületus ja praamid, mille Ukraina seal on rivist välja löönud, poleks muidu võib-olla üldse pihta saanud. Ukraina kampaania kütuseveokite hävitamiseks, mis suunduvad Krimmi, töötab, sest Venemaa õhutõrjevõrk on nii auklik, et keskmaa ründedroonid saavad takistamatult läbida suuri okupeeritud alasid. Kui sellele kõigele lisada veel tõsiasi, et need õhutõrjesüsteemid polnud algselt üldse droonide vastu mõeldud, siis on tulemuseks katastroofi retsept, mis surutakse Krimmi okupantidele jõuga peale. Krimmi linnas Sevastopolis on välja kuulutatud eriolukord, kuna Ukraina droonid ründavad ja poolsaar kannatab kütusekriisi all. Kõik see on kujunenud kuude jooksul, mil Ukraina mehitamata süsteemide väed on hävitanud Vene õhutõrjesüsteeme. Aga kuidagi on Venemaal veelgi suuremad probleemid. Asi pole ainult selles, et Ukraina mehitamata süsteemide väed hävitavad õhutõrjesüsteeme sadade kaupa või et need süsteemid pole isegi mõeldud selleks, millega Ukraina Venemaad ründab. Venemaa jaoks on palju hullem probleem see, et nad ei suuda isegi neid juustuauke täita. Iga auk, mille Ukraina lööb, jääb kas igaveseks või saab Venemaa selle täita ainult nii, et tekitab uue augu kusagil mujal. Ja põhjus on selles, et Venemaa ei saa enam õhutõrjesüsteeme kätte. Euroopa poliitikaanalüüsi keskus ehk CEPA kirjeldab Venemaa õhutõrjet kui kulunud ja nõrka 3. juuni artiklis. See tõi näiteks Ukraina droonirünnaku Peterburis, mis toimus samal päeval, märkides, et vähemalt 50 Ukraina drooni suutsid kohale jõuda, tiirutada ja seejärel rünnata erinevaid sihtmärke, sealhulgas Vene korvetti ja naftahoidlaid. CEPA väidab, et Venemaa toetub endiselt liiga palju elektroonilisele sõjapidamisele ajal, mil Ukrainal on tehisintellektiga droonid, mis suudavad sellistest süsteemidest jagu saada. Bürokraatia koos vajadusega piiratud arvu õhutõrjesüsteeme pidevalt ümber paigutada aitab kaasa nendele lünkadele, mida me näeme, sama palju kui Ukraina droonid. Ukraina järjekindlus ja droonirünnakute järk-järguline suurendamine on paljastanud Venemaa kaitsenõrkused ning Venemaa on tehnoloogiliselt liiga kaugele maha jäänud, et selle vastu midagi tõhusat ette võtta. Venemaa ei suuda isegi oma olemasolevaid õhutõrjesüsteeme juurde ehitada, vähemalt mitte sellises mahus, mis oleks ligilähedanegi Ukraina süsteemide ja radarite hävitamise tempole. Ukraina 413 mehitamata süsteemide rügemendi komandör, kelle kutsung on Charger, ütleb, et Venemaa ei saa kätte mikrokiipe, mida ta vajab oma rakettide ja radarite jaoks. Kuna see on napp ressurss, on see väga kallis. Ja isegi kui nad viskavad tootjale kotitäie dollareid, ei teki õhutõrjesüsteemid lihtsalt niisama, sest mikrokiipe pole. Pole olemas sellist seadet, kuhu paned raha sisse ja mis annab sulle mikrokiibi, mis juhib õhutõrjeraketti, ütleb Charger. Selle eest võib Venemaa tänada lääne sanktsioonide järk-järgulist mõju. Venemaal ei ole võimatu saada kätte vajalikke kiipe, kuid neid kiipe saab harva otse osta, mistõttu peab Venemaa maksma kolmandatele riikidele ülemäära palju kiipide eest, mis jõuavad kohale aeglasemalt, kuna neid tuleb saata üle kogu maailma, et Venemaa saaks sanktsioonidest mööda hiilida. See probleem koos Ukraina drooniparvede tohutu suurusega tähendab ka seda, et Venemaal hakkab nüüd õhutõrjerakettidest puudus tekkima. Seda kinnitab CBS News, kes teatas 17. juunil, et Venemaa seisab juba silmitsi S-300 süsteemi tõrjerakettide puudusega ning see puudus võib peagi laieneda ka teistele õhutõrjesüsteemidele. Nii et isegi siis, kui Ukraina mehitamata süsteemide väed ei hävita neid süsteeme droonidega, pole paljud neist isegi piisavalt rakette täis laetud, et parve peatada. Ja kui sa paned selle kõik kokku Venemaa tohutu suurusega ning vajadusega kaitsta ka okupeeritud alasid, saadki aru, miks CEPA nimetas Venemaa õhutõrjevõrku hõredaks. Juba enne ei jätkunud kõigile ja pärast seda, kui Ukraina mehitamata süsteemide väed Venemaa kaitse hävitasid, on veelgi vähem alles. Ja nii ongi tekkinud auklik kaitse nagu Šveitsi juust. Ukraina mehitamata süsteemide väed jätkavad loomulikult aukude tegemist. See ei ole aeg rahuloluks. Kui liigume 2026 aasta teise poolde, näeme palju rohkem seda, mida oleme näinud aasta esimeses pooles. Rafineerimistehased, õhutõrje, logistika, vägede koondamised ja palju muud on nüüd kättesaadavad nagu kunagi varem. Ja kui Putin keskendab kõik oma jõupingutused rindekampaaniale, mis läheb halvasti, jätkab Ukraina Venemaa kaitse õõnestamist, jättes Vene tagala kaitseta. Mida sa teed, kui sinu 3-päevasest sõjalisest erioperatsioonist saab üle 4 aasta kestev rappimine? Muidugi, teeskled, kuni õnnestub.
see on olnud Venemaa lähenemine Ukraina sõja ajal nii sageli ja see tuleb alati välja. Ja tead mis? See juhtus jälle. Venemaa eliitsõdurid üritasid lavastada näilist võitu Zaporižja piirkonnas. Ukraina näitas neile eliitidele, kuidas näeb välja tõeline kaotus. Võltsingust saimatus. Venemaa arvas, et tal on kõik läbi mõeldud. Mai lõpus saatis Venemaa välja oma dessantvägede luureüksused. Nende sihtmärk oli Stepnogorsk, asula, mille pärast on suure osa sõjast võideldud. Need ei olnud mingid tavalised üksused, mida Venemaa saatis. Seekord ei olnud taktikaks saata kahuriliha rindele, et Ukraina droonid need hävitaksid. Seekord saatis Venemaa üksused, mida peetakse laialdaselt tema sõjaväe eliidi hulka kuuluvateks. Venemaa dessantväed on võimekad. Nad on langevarjurid, kes on just sellisteks operatsioonideks treenitud ja nende eesmärk oli lihtne. Parmata Stepnogorski peale ja saavutada Putini jaoks suur propagandavõit ajal, mil tal seda kõige rohkem vaja oli. Ja me teame, et eesmärk oli propaganda, sest kõik üksused, mille Venemaa saatis, kandsid oma riigi lippe. Oleme seda Venemaa poolt varem näinud. Nad saadavad sõdureid sisse imbuma, lasevad neil lippu heisata ja mõned fotod teha ning seejärel need sõdurid kaovad ja peidavad end pärast vale narratiivi loomist, justkui oleksid nad Kremlile suure võidu toonud. Aga Stepnogorskis Ukraina sellega ei leppinud. Kui Vene üksused hiilisid edasi, hoidis Ukraina neil silma peal. Putini käsilastele teadmata ei tormanud need väed propaganda võidu poole. Nad liikusid otse lõksu. Ja kui aeg oli küps, lõi Ukraina selle lõksu oskuslikult kinni. Enne kui see kõik avalikuks tuli, tegid Venemaa Stepanorski ründajad erioperatsioonide reeglite järgi kõike täpselt nii, nagu ette nähtud. Kõik neis kulgevad täpselt plaani järgi. Putini ründeväelased ootasid, kuni saabus ööpimedus, mis pidi neid raskemini märgatavaks tegema. Iga sõdur oli varustatud soojuskaamerat segava kamuflaažiga, et varjata oma soojusjälge, ja nad ootasid isegi vihmast ööd, mis pakkus lisakatet ning muutis Ukraina droonide jaoks nende avastamise veelgi raskemaks. Need sõdurid teadsid täpselt, mida nad teevad, ja nad tegid täpselt seda, mida neilt oodati. Võib-olla olid venelaste nägudel mõnda aega naeratused. Siis lõi Ukraina tagasi. Hurri-Artoni artiivtöötajad andsid endast märku Vene okupantidele, kes tahtsid piirkonda vallutada. Arton ründas kohe. Ukraina enda eriüksuslased teadsid, et neil on Putini sõdurid ümber piiratud, seega tegid nad neile ettepaneku. Andke nüüd alla ja te võite sellest sõjast eluga pääseda. Aga allaandmine ei ole Vene sõdurite jaoks peaaegu kunagi valik, eriti kui nad usuvad, et nad saadetakse tagasi Kremli haardesse. Venemaal on vabatahtlik allaandmine kriminaliseeritud ning sõdurid võivad nüüd saada kuni 10 aastat vangistust, kui nad annavad alla siis, kui Ukraina käsib neil valge lipp tõsta. Kui need Vene sõdurid oleksid olnud tavalised reamehed, oleksid nad võib-olla riskinud vangilaagriga, et ellu jääda. Kuid Stepanorski infiltraatorid kuulusid Venemaa eliidi hulka. Juhi eest suremist on neile juba väljaõppe algusest peale sisse juurutatud. Seega keelduti alistumise pakkumisest. Selle asemel avasid Venemaa sõdurid tule. Järgnes täielik veresaun. Hurri-Artiomi üksus ei halastanud ja tai teise hoobina Putini katsetele luua positiivset propagandat on Ukraina taganud, et Stepanorskis mai lõpus toimunu kohta ei jää mingit kahtlust. Meil pole mitte ainult Hurri enda raportit, mis kinnitab selle saatusliku öösündmusi. Meil on ka kaadrid, palju kaadreid. Me näeme vaadet, mis on filmitud soomukitest ja tankidest, kui Ukraina sõdurid sisse liiguvad. Need sõidukid said isegi vaenlase löökide osaliseks, kuid jäid ellu ja liikusid edasi. Artjom ütleb, et vastas olid väed, kellel oli raske relvastus ja parem varustus, kuid see ei muutnud midagi. Ukraina väed suutsid siseneda Stepanorski ja viisid seal läbi ajaloolise puhastusoperatsiooni. Jaguniides väikesteks üksusteks kontrollisid need sõdurid maja-majalt, otsides Vene infiltraatoreid. Luureüksused jooksid ettepoole, otsides liikumise märke. Rünnapüksused järgnesid, rebides Vene üksused tükkhaaval laiali. Lõpuks jäi Ukraina võitjaks ja Putini suur propagandamissioon kukkus täielikult läbi. Venemaa eliit tuli au järele, kuid lõpuks järgnesid nad 1,4 miljonile oma kaaslasele suurele teispoolsusele. Mis puudutab Artjomi, siis tema komandör ütleb, et Vene väed peteti otse tuletaskusse kõndima ning nad polnud üldse valmis selleks, mis neid ees ootas. Niinimetatud Vene armee eliit osutus Hurri süstemaatilise kaitse ees ettevalmistamatuks. Tänu sõdurite pühendumusele ja professionaalsusele ning koordineeritud koostööle Hurri aktiivsete operatsioonide osakonna ja Ukraina kaitsejõudude naaberüksustega on meie positsioonid vastutusalas endiselt läbi murdmata, kuulutas Artjomi komandör Viktor Tokarczuk. Putin soovis saata võltsitud sõnumi Ukrainale, oma rahvale ja ülejäänud maailmale.
Ukraina andis jõhkra ja reaalse vastuse, et näidata Putinile, et isegi tema kõige eliitsemad sõdurid võivad vahele jääda ja likvideeritud saada. See, mida oleme siin Ukrainalt näinud, on nende sõjaliste taktikute geniaalsus, mis on vastamisi Venemaa parimatega. Ukraina jäi peale. Sellel on tohutud tagajärjed. Selleks, et Ukraina oleks saanud püünise seada, kuhu Venemaa dessantväelased sisse langesid, pidi ta kõigepealt teadma, et Venemaa eliit üldse tuleb. Hoolimata kõigist ettevaatusabinõudest ja isegi sellest, et Vene sõdurid järgisid eriüksuste taktikat täpselt, olid ukrainlased neil kogu aeg silma peal ning suutsid õiguse jalule seada. Vaenlase meelitamine varitsusse ei ole sugugi uus sõjaline taktika. Varitsusi on korraldatud sajandeid, kuid harva on sellist saavutust tehtud nii stiilselt, nii hästi dokumenteeritult ja sõdurite vastu, kes peaksid olema nii osavad, et nad peaksid selliseid olukordi ette nägema. Ukraina tegi meistritöö. Vladimir Putin peab olema täiesti raevunud ja tal on põhjust, sest Venemaal oli palju põhjuseid, miks nad saatsid oma parimad väed Stepanorskit vallutama. Ja, see oli seotud propagandaga ja me jõuame ka selleni, aga Venemaa jaoks oli see midagi palju enamat. Näete, Stepanorsk ei ole lihtsalt mingi tavaline asula. Selle üle on aastaid vaieldud ja mõnel hetkel on Venemaal olnud põhjendatud alus väita, et Stepanorsk on nende käes. Kuid see muutus mai keskpaigas, mis ajendas Putinit oma sõdureid sellele valusale propagandamarsile saatma. Lähme tagasi 18. mai juurde. Sellel kuupäeval teatas Sensor.net, et Ukraina julgeoleku- ja kaitsejõud olid taastanud täieliku kontrolli Stepanorski üle. Artemi üksus oli taas tugevalt kaasatud. Koos naaberväeosadega oli Artem ajanud Vene okupandid täielikult välja, mis tähendas, et Stepanorsk oli esimest korda kuude jooksul täielikult Ukraina sõjaväe kontrolli all. Olukord asulas oli stabiliseeritud ja haavadele soola raputamiseks avaldati kaadreid vabastusoperatsioonist, mis näitasid, kuidas Artem ja teised Ukraina üksused olid Venemaa sissetungijad hävitanud. See kaotus oli Putinile valus hoop. Stepanorsk on üks strateegiliselt tähtsamaid asulaid Zaporižja piirkonnas. See asub vaid 30 kilomeetrit Zaporižjast lõuna pool, mis tähendab, et see võib olla platvormiks rünnakutele piirkonnas, mida Putin meeleheitlikult endale tahab saada. Stepanorski hoidmine annaks Venemaale ka teatava kontrolli põhja-lõunasuunalise E105 maantee üle, mida saaks kasutada logistika jaoks, samuti pakuks see kiiremat teed Zaporižjasse. Venemaa on püüdnud kasutada seda asulat osana jätkuvast pealetungist Zaporižja suunas, mis hõlmab liikumisid Dnipro jõe idakaldal Primorske linna poole. Eesmärk oli tuua Zaporižja suurtükiväe laskekaugusesse. Ukraina hävitas selle eesmärgi 18. mail. Kui Venemaa oleks 18. mail saavutanud selle väga reaalse strateegilise võidu, oleks see olnud oluline, kuid sellest ilmajäänuna mõtlesid Putin ja tema komandörid välja alternatiivse plaani. Kui sa ei suuda võita, teeskle seda. Seda me nägime mai lõpus. Eliitväed, kelle Venemaa saatis Stepanorski, pidid looma vale narratiivi, et Venemaal on asulas endiselt mindigi kontroll. Nad ebaõnnestusid. Ja Putini jaoks on sellel läbikukkumisel kohutavad tagajärjed. Venemaa juht on mees, kes vajab praegu hädasti positiivset propagandat, kuid Ukraina paljastab teda üha uuesti. Aga enne kui me sellesse sügavamalt sukeldume, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate sõjasaadet. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg korraks pausile panna ja nuppu vajutada, enne kui jätkame. Miks oli Putin nii meeleheitel propaganda pärast, et oli valmis saatma oma parimad sõdurid Stepnogorski surema kas või õhkõrna võimaluse nimel, et Kreml saaks pildi asulas heisatud Vene lipust? Sellele vastamiseks peame uurima propaganda rolli Venemaal ja seda kahetsusväärset olukorda, kuhu Putin nüüd sattunud on. Putini jaoks on sõnum kõik. Kui tema kontrollib narratiivi, siis tegelikkus ei loe. Tema eesmärk on alati varjata oma rahva eest seda, mis Ukrainas ja isegi laiemas maailmas tegelikult toimub. Nii ta hoiabki oma toetust. Harva tegude, kuid sageli valede kaudu, säilitab Putin oma haaret Venemaa võimu üle. Ja kui tema propaganda suudab panna teisi mõjukaid inimesi uskuma Venemaa narratiivi sellest, mis Ukrainas toimub, siis seda parem. See kõik annab Putinile mõjuvõimu, mida ta saab kasutada rahuläbirääkimistel või veenmaks teisi riike survestama Ukrainat loovutama territooriumi, mida Venemaa väidab end valdavat. Putini propaganda mõju ulatub kuni tema poolt Ukrainasse saadetud sõjaväeni välja. Aprillis teatas Atlantic Council uuringust, mille viis läbi Ukraina valitsusväline organisatsioon Lingvalexer koostöös Ukraina peaprokuratuuri bürooga. Nad analüüsisid enam kui 1000 Vene sõjavangi seas kogutud küsitluse andmeid ning leidsid, et sõdurid, kes uskusid Putini levitatavat propagandat, pidasid 6 korda tõenäolisemalt Putini alustatud sõda Ukrainas õigustatuks. Need, kes uskusid Putini jama, soovisid ka 2 korda tõenäolisemalt lahingusse naasta.
Ja peaaegu pooled küsitletutest omaks võtsid Vene maailma kontseptsiooni, mis on Putini levitatav imperialistlik ideoloogia, mis propageerib Venemaa paratamatut üleolekut, mida saab sageli saavutada ainult eneseohverduse kaudu. Need tulemused näitavad meile juba väga palju Stepnogorski sündmuste kohta. Sõdurid, kes keeldusid alla andmast, ei kartnud ainult Venemaa karistust ja vangistust hiljem. Putinis propaganda oli tõenäoliselt neid aju pesnud, nagu ka paljusid Ukraina poolt küsitletud sõjavange. Nad usuvad seda, mida nende juht neile räägib ja on valmis end ohverdama, et tema nägemus teoks teha. Lisaks sellele, kui Venemaa eliitsõdurid oleksid Stepnogorskis edu saavutanud ja Putin oleks saanud oma pildi lehvivatest Vene lippudest, oleksid nad ise saanud osaks sellest samast propagandamasinast, mis nad üldse sellesse olukorda viis. Putinile poleks üldse korda läinud, et nad surid, kui nad oleksid talle selle foto toonud. Sõnum oleks loodud, isegi kui see oleks olnud täielik võltsing. Nii oluline kui sellise propaganda kogumine, mis peaks näitama Venemaa murdmatut jõudu, ka sõjaväe kontrolli all hoidmiseks on see praegu Putinile isiklikul tasandil veelgi tähtsam. Miks? Putini maine kui Venemaa kõva käega juhina on viimastel kuudel saanud tugevalt kannatada. Oleme selle kohta vihjeid näinud Putini tegudes viimastel nädalatel. Nagu teatab Independent, on Putin ilmunud Venemaa riigitelevisiooni ekraanile, et tunnistada, et tema riik seisab silmitsi probleemidega pärast Ukraina droonirünnakuid, mis on pannud kogu riigis naftatöötlemistehased põlema. Mis puudutab rünnakuid kriitilise taristu vastu üldiselt ja eriti energiataristu vastu, siis loomulikult tekitavad need rünnakud meie taristurajatistele probleeme, see on ilmne, ütles Putin intervjuus 28. juunil. Putin tunnistas isegi kütusepuudust, mis on tekkinud Ukraina rünnakute tagajärjel. Mõni nädal enne seda intervjuud tunnistas Venemaa juht samuti, et sõjavägi ei edene Ukrainas nii kiiresti, kui ta sooviks. See ei ole Putini jaoks tavaline käitumine. Ta on mees, kes peaaegu kunagi ei tunnista Venemaa läbikukkumisi, kuid need avaldused on mõlemad löögid võitmatu Venemaa kuvandile, mida Putin soovib oma propagandaga luua. Miks siis Putin need avaldused tegi? Ta pidi seda tegema. Isegi Putini propagandat uskuvatel venelastel on võimatu eirata tõsiasja, et Ukraina on 2026. aastal initsiatiivi enda kätte haaranud. Need samad venelased ei saa samuti eirata silmapiiril põlevaid tulesid ja taevas hüljuvat suitsu, mida põhjustavad Ukraina droonirünnakud. Putini jaoks on need ülestunnistused meeleheitlik katse näida, nagu ta mõistaks raskusi, mida ta oma rahvale põhjustab. See on kõik taas propaganda. Lihtsalt mitte selline propaganda, mida Putin tahaks teha. Siiski sobib see praegu ajutiseks lahenduseks. Mida Putin tegelikult vajab ja mida ta Stepnogorskis püüdis saavutada, on selge võit, mida ta saaks Vene rahvale esitleda. Ta tahtis, et Vene lipp tõstetakse Zaporižžja lähedal, et ta saaks öelda, vaadake, me teeme edusamme ja Ukraina asulad langevad. Kui Venemaa eliidil oleks Stepnogorskis õnnestunud, oleks Putin saanud olukorda muuta ja hakata taas lahinguvõite kuulutama. Ükskõik kui võltsid need võidud ka poleks olnud. Aga Ukraina võttis selle katse luua vale narratiiv ja toppis selle otse Putini tagumikku. Asi pole ainult selles, et R10 üksus meelitas Venemaa eliitsõdurid Stepnogorskis lõksu. Sellest operatsioonist ilmunud kaadrid on Putini jaoks tõeline hoop. Isegi kui ta oleks saanud oma pildi tõstetud lipust, oleks järgnenud kaadrid hajutanud kõik väited, mida ta üritas esitada. Nüüd on juht, kelle võim põhineb propagandal, hädas. Venemaa põleb seestpoolt. Putini haare Krimmi üle lõdveneb tänu Ukraina geniaalsele isoleerimiskampaaniale ja nüüd ei saa Putin isegi võltsvõite kuulutada, sest Ukraina väed on nii osavad tema parimaid sõdureid peatama. See on õudusunenägu Putini jaoks, kuid Ukraina jaoks on sellise võltsimisega võitlemine tavaline asi. Ukraina avaldas nii kiiresti kaadrid ja andis üksikasju selle kohta, mis Stepnogorskis tegelikult juhtus, sest ta teab, et Venemaal on palju kogemusi lahinguvõitude kohta valetamisel. Kuramus, neil on isegi väga hiljutisi näiteid, mis ainult rõhutavad Putini meeleheidet. 29. juunil teatas Militarni, et Venemaa ohverdas taas oma sõdureid. Seekord selleks, et saada pilt Novoselivkas heisatud Vene lipust, mis on veel üks küla Zaporižžjas. Seekord saadeti ülesannet täitma Venemaa 38. eraldi kaardiväe motoriseeritud laskurbrigaad, kuid nad ebaõnnestusid Ukraina droonide tormi ja jalaväe vasturünnaku all, mille tulemusena lipukandjad võeti vangi. Kui sul on kahtlusi selles, kui hädasti Putin oma propagandavõitu vajab, siis teine katse kuu aja jooksul võltsitud lipu heiskamiseks ütleb kõik ära. 2025. aasta lõpus nägime samuti Venemaa katsete tormi võltsitud võitude loomiseks. Kõik selleks, et toota sellist propagandat, nagu nad üritasid Stepnogorskis. 2025. aasta detsembris teatas UKR Ukrinform, et Vene okupandid olid proovinud sama trikki Vovtšanskis, mis asub Harkivi oblastis. Seekord olid need Ukraina 16. armeekorpuse 57. eraldi motoriseeritud jalaväebrigaadi sõdurid, kes takistasid lipu heiskamist.
ja tundub, et Venemaa ei saatnud sinna eliitsõdureid, kuid idee oli sama: hiilida sisse, heisata Vene lipp, õgeneda. See ei toiminud Vovtšanskis ja Venemaa pettus ei toiminud ka Kupjanskis. Ka detsembris valetas Venemaa otseselt Kupjanski linna hõivamise kohta. Ei keegi muu kui Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõitis linna ja tegi fotosid, et tõestada, et Venemaa ajab jama. Ja tänu sellele järgnenud Ukraina vasturünnakule aeti linnas olnud okupandid kiiresti välja. Korduvalt on Venemaa esitanud valesid väiteid edusammude kohta, kuid Ukraina on need väited alati paljastanud sellistena, nagu need tegelikult on. Ainus erinevus Stepnogorskis on see, et Ukraina kõrvaldas sissetungijad enne, kui nad üldse jõudsid oma valesid väiteid esitada. See on tõhus tegutsemine. Ja nagu selgub, oli see, mida Ukraina Stepnogorskis tegi, ideaalselt ajastatud. Putin vajab oma propagandavõitu rohkemaks kui vaid selleks, et veenda Vene rahvast, et tema sissetung Ukrainasse ei ole täielik läbikukkumine. Putin vajab ka mõjuvõimu. 23. juunil ütles Putin, et Venemaa on, nagu on korduvalt öeldud, valmis rahuläbirääkimisteks Ukrainaga. See on valmis jätkama Istanbuli kokkulepete alusel. Kokkulepete, mis, tuletan teile meelde, parafeeris tol ajal Ukraina delegatsioon. Kui jätta kõrvale nende kommentaaride võitluslik toon, siis näeme, et Vene juht tõstatab rahuteema omal algatusel. Sellest saatke aru, et Putinil on probleemid. Ta mängib jälle läbirääkimiste kaarti. Stepnogorski lipu heiskamine pidi andma Putinile mingitki mõjujõudu nende rahuläbirääkimiste jaoks, eeldades, et need üldse kunagi toimuvad. Ukraina võttis selle mõjujõu ära, täpselt nagu ta rebis puruks iga kaardi, mis Putinil mängida oli geniaalses 2026. aasta kampaanias, mis on selgelt jätnud Venemaa kaitsepositsioonile. Seega ei seisne Stepnogorski sündmused ainult eliitvene sõdurite kõrvaldamises ja Putini ilmajätmises strateegiliselt olulisest külast. Need on palju enamad kui see. Putin otsib väljapääsu sõjast, mille ta ise alustas. Sellepärast räägib ta rahust ja tunnistab Ukraina kampaania mõju Vene rahvale. Ta ostab aega, et saada kätte võltspropagandat, mida ta saab kasutada selleks, et suurendada võimalusi sellest kohutavast perioodist välja tulla, säilitada võim ja saada läbirääkimistelt seda, mida ta tahab. Ukraina võttis selle kõik ära ja tegi täiesti selgeks, et Venemaa pole Stepnogorski kontrolli all hoidmisele sugugi lähedal. Putinil hakkab aeg otsa saama. Alistumine Ukrainale on tulemas. Aga see pole see, mida sa arvad. Putin ei valmistu oma vägesid välja tõmbama. Ei saa. Ta on olukorras, kus võita pole võimalik ja tema ainus võimalus on pimesi edasi pressida omaenda läbikukkumise poole. Aga Venemaal kulisside taga on valge lipp juba üles tõstetud ja seda lehvitatakse üha jõulisemalt. Venemaa eliit tahab Ukrainale alla anda. Põhjuseks on Putin. Tema sõda teeb nad kõik vaeseks ja kui Putin oleks midagi pidanud juba aru saama, siis seda, et sa ei saa rikkuritega ja nende rahaga lõputult mängida, muidu pööravad nad sulle selja ja püüavad sinu tekitatud jamast pääseda. Raha omanikud tahavad lahkuda ja see on kõik Putini süü. Nii kirjutab Moscow Times oma 29. juuni artiklis, kus see ka välja toodi. Paljud Venemaa äriliidrid püüavad oma raha riigist välja viia. Keset Ukraina pidevaid droonirünnakuid ja Putini üha karmimaid meetmeid, mille eesmärk on neist võimalikult palju raha välja pigistada oma sõja rahastamiseks. Venemaa rahvuslikus heaolufondis on tekkinud tohutu puudujääk, millele need eliidid tähelepanu juhivad ning Putin ootab üha enam neilt, et nad selle augu täidaksid, et ta saaks oma sõda jätkata. Nüüd liiguvad kuulujutud, et Kreml hakkab peagi eliidi isiklikke sääste kasutama oma sõja rahastamiseks ning et Venemaa on juba nii kaugele läinud, et konfiskeerib hoiuseid. Nagu üks Moskva ärimees ütles, valitsus võib proovida minu raha kätte saada ükskõik millisel viisil. Kõik mõtlevad, kuidas oma raha välja võtta ja lahkuda. Ja tal on õigus. Viimasel ajal oleme Venemaal näinud palju sularaha väljavõtmisi. United 24 meedia teatab, et venelased on 2026 aasta 8. juuniks ühiselt välja võtnud Vene pankadest $13 miljardit sularahas. See tähistab 30 aasta kõrgeimat väljavõtmiste taset ja see pole sugugi juhuslik. Kõik venelased, alates eliidist kuni tavaliste inimesteni, ei usalda enam oma panku, kuna kardetakse, et Kreml võib igal ajal nende raha konfiskeerida. Nüüd võtavad nad oma raha välja, mis on Ukrainale kõige selgem signaal, mida me seni näinud oleme, et mõned Venemaa tähtsaimad inimesed väljaspool Putinit ja tema poliitilist klanni on valmis alla andma. Nad näevad seda rahalist valu, mida Ukraina põhjustab, ja nüüd hääletavad nad rahakotiga. Kõik see toimub sündmuste jadas, mis näitab, et juba niigi halb olukord Venemaa, selle majanduse ja raha välja viivate inimeste jaoks läheb ainult hullemaks. Ukraina droonirünnakud Venemaa naftatöötlemissektori vastu muutuvad üha intensiivsemaks.
90 Venemaa suurimast naftatöötlemistehasest on nüüd pihta saanud, teatab United24 meedia ja need rünnakud toimuvad koos rünnakutega sõjalistele objektidele üle kogu Venemaa. Võimudel on sellele kõigele ainult üks vastus: kulutada rohkem raha kaitsele. Ja see lähenemine on viinud selleni, et Venemaal on jaanuarist maini tekkinud 78 miljardi dollari suurune eelarve puudujääk, mis vajab katmist. Eliit vaatab seda puudujääki ja teab, et Kreml pöördub nende poole selle katmiseks. Nad ei ole selle üle õnnelikud. Nagu üks teine Moskva ärimees ütles, meie infrastruktuuri kaitsmiseks pole piisavalt õhutõrjesüsteeme. See on selge. Keegi ei tea, mida teha tootmise suurendamiseks. See on kohutav olukord, mida Putin ja tema sisering ei paistnud ootavat. Nad ei valmistunud pikaks sõjaks ja nad ei ole valmis droonisõjaks. On selge, keda ta süüdistab, sest ta toob välja, et Vene rahvas kannatab nüüd sellepärast, et Putin ja tema Kremli kaaslased ei osanud ette näha, et Ukraina ei alistu lihtsalt, vaid areneb hoopis riigiks, mis suudab Venemaad oma äranägemise järgi rünnata. See on tänane olukord. Ja eliit väidab nüüd, et Venemaa peab sellele olukorrale reageerima valge lipu heiskamisega. Teised sündmused on veelgi vähem paljutõotavad. Kas sa mäletad, kuidas Iraani sõda pidi olema Venemaa päästja? Nafta hind tõusis umbes või üle $100 barreli eest, kui Hormuzi väin suleti. Ja see pidi tooma Vene majandusse miljardeid ning päästma Putini tema enda jabura kulutamise eest. Seda enam ei juhtu. USA ja Iraani vaheline kokkulepe on langetanud Uraali toornafta hinna umbes $50 barreli eest. Nii et head ajad on läbi ja see vähene kasu, mida Venemaa suutis saada, on kiiresti kadunud. Rääkides USA-st, siis ka nemad on saatnud Venemaa eliidile signaale, mis on nagu eredalt vilkuvad hoiatusmärgid. Trump on aktiivselt kiitnud Ukraina president Volodymyr Zelenskit selle eest, kuidas Ukraina end kaitseb, ning ta allkirjastas juuni alguses koos teiste G7 riigipeadega ühisdeklaratsiooni, millega tunnustatakse Ukraina suveräänsust. Trump kasutas sama G7 kohtumist, et vihjata, et USA võib taastada Venemaa vastu naftasanktsioonid, mis peatati Hormuzi väina kriisi haripunktis. See oleks ränk löök Venemaa naftatööstusele, mis on juba niigi raskustes pärast seda, kui nende lootused heade aegade jätkumisele on kokku varisenud. Putin on samuti andnud märku, et tahab pistama räpased käed Venemaa eliidi ja ärimeeste taskutesse, et täita neid puudujääke, millest varem rääkisime. Juba aprillis teatas United24 meedia, et Venemaa valmistub kehtestama uut ülemäärase kasumimaksu nende kasumite pealt, mida peetakse liigseks. Eliit ja oligarhid ei ole selle üle kindlasti õnnelikud. Nad pakkusid varem välja vabatahtlikke annetusi Venemaa sõjapingutusteks. Putin ei usu ilmselgelt, et neist annetustest piisab. Nüüd teeb Putin ettepaneku kehtestada uus maks, mis võib ulatuda kuni 20% ülemäärasest tulust, lähtudes ettevõtete 2025 aasta majandustulemustest. Venemaa on seda varemgi teinud, nii aastatel 2018-2019 kui ka 2021-2022, tuues eelarvesse miljardeid dollareid. Aga nüüd üritab Putin sama trikki kasutada ajal, mil 75% Venemaa ettevõtetest teatas 2025 aastaks tulude ja kasumi vähenemisest või lausa otsestest kahjumitest. Veidi üle poole Venemaa ettevõtetest nägi, et neil tekivad 2026 aastal rahavoo puudujäägid ja ikkagi tahab Putin veel rohkem. Sellest kivist annab ainult teatud määral verd välja pigistada ning Venemaa eliit annab märku, et nad tahavad oma raha kaitsmiseks Ukrainale alla anda. Need eliidid näevad, et nende juht on loonud läbikukkunud süsteemi ja tahab nüüd nende raha, et aidata tal üles korjata killud, mis ta paratamatult maha pillab oma Ukraina sõja kinnisidee tõttu. Sellepärast nad tahavadki lahkuda. Nad näevad, mis on tulemas, sest kogu selle olukorra põhjustanud lühinägelikkus on lihtsalt Vene viis asju ajada. Vähemalt nii ütleb Tatjana Stanovaja, Carnegie Venemaa Euraasia keskuse vanem teadur. Ta ütleb, et kõik need probleemid tulenevad sellest, et Vladimir Putinil on domineeriv roll kõigis Venemaa valitsemise aspektides, nii et tegelik koostöö erinevate valitsusharude vahel on nõrk. See on Venemaa võimude igavene probleem ja tõsine proovikivi Venemaa majandusele ja rahvale, ütleb Stanovaja ning lisab. Küsimus on selles, kas võimudel on tegevusplaan või arusaam, kuidas sellega toime tulla. Kremlil ei ole plaani. See ongi põhjus, miks Venemaa eliit on nii hirmul, et nad saadavad välja nii palju signaale, et on valmis Ukrainale alla andma ja survestama Putinit loobuma oma mõttetust sõjast. Aga kas eliit tõesti pöördub Putini vastu? Tema lõi nad ja ta võib nendega teha, mida tahab, eks? Tegelikult mitte. See on palju keerulisem ja me selgitame, miks. Enne kui alustame, vaatate sõjasaadet ja meie toome teieni analüüsi, mis peitub pealkirjade taga. Vajutage telli, et ei jääks ilma ühestki meie videost. On täiesti tõsi, et Putin saavutas Venemaa oligarhide üle väga nutikalt kontrolli, kui ta võimule tuli.
1990-ndatel oli sellel uuel põlvkonnal rahamehi ja naisi Venemaa üle rohkem võimu kui poliitilistel juhtidel, kes ilmusid välja pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist. Putin nägi selles probleemi, kui temast sai 2000. aastal Venemaa president ja tasus peagi seda lahendama. Ja ta alustas varakult, sest nagu NPR teatab, kutsus Putin 2000 aasta suvel Kremlisse kohtumisele 21 Venemaa rikkaimat meest. Need mehed ei teadnud, mis neid ees ootab. Ilmselt arvasid nad, et tegemist on järjekordse uue juhiga, kes palub neilt almuseid. Kuid Putin polnud see, keda nad ootasid. Venemaa uus juht andis oligarhidele valiku. Võlvita ja järgi Putini juhtimist ning nad võivad hoida oma miljardid, häärberid ja kõik muud rikkuse hüved, aga kui nad talle vastu astuvad, on sellel tagajärjed. Need oligarhid, kes keeldusid või hiljem kokkuleppest taganesid, leidsid end sageli salapärastel asjaoludel suremas või Siberi vanglates korruptsioonisüüdistustega virelemas. Ja paljude aastate jooksul pärast seda saatuslikku kohtumist on Putin ainult tugevdanud oma raudset haaret oligarhide üle, kuni selleni, et tee rikkaks saamiseni Venemaal kulgeb otse riigijuhi kaudu. Nagu Carnegie fond seda sõnastab, on Venemaa valitsev eliit tänapäeval vähem poliitiline või majanduslik klass ning pigem kogu juhte, kes teevad seda, mida Putin ütleb ja väldivad seega igasugust kontrolli peale oma juhi. See on see parasiitlik suhe, mida Putin on soodustanud, mis on peamine põhjus, miks Venemaa rikkaimad pole Putini vastu üles tõusnud, hoolimata sellest, et nende pangakontod on tema sõja tõttu üha uusi hoope saanud. Nendes suhetes pole palju muutunud. Putinil on endiselt mõjuvõim Venemaa suurimate rahameeste ja naiste üle. Aga me ei näe, et Vene oligarhid massiliselt Putini juurest lahkuksid ning nemad pole ainsad eliidid, kes Venemaal on. Siin näeme ärimehi, kes pole võib-olla multimiljardäärid, kuid tahavad laevalt lahkuda. Need on just need väike ja keskmise suurusega ettevõtete omanikud, kes juhivad ettevõtteid, mis annavad üle poole töökohtadest Venemaa majanduses. Ainult väikeettevõtted annavad umbes 1/5 Venemaa kogu majandusest, paljastab Moscow Times. Ja need kõik on ettevõtted, kes peavad ostma kütust ja muid tooteid oligarhidelt, kes juhivad riigi kontrolli all olevaid varasid ja suuri ettevõtteid, mille Putin neile andis. Kui need eliidid, olgugi nad väiksemad, võtavad oma raha välja ja annavad alla, on see Putinile tohutu probleem. See on nagu vundamendi äravõtmine kaardimajalt. Kogu asi variseb kokku ja iga kaart kukub põrandale. Putin on juba näinud, kuidas paljud neist keskastme eliitidest on põgenenud. Varsti pärast seda, kui Putin alustas oma sissetungi, teatas Ühendkuningriik, et 15 000 Venemaa miljonäri üritasid riigist lahkuda. Jällegi, need ei ole oligarhid, kuid nad kuuluvad siiski Venemaa ühiskonna kõrgematesse kihtidesse. Nad on eliit, vähemalt rahaliselt, ja nad tahavad riigist lahkuda. Nüüd, kui Putin pistab käe veelgi sügavamale, mitte ainult alles jäänud miljonäride, vaid ka nende taskutesse, kes on ühiskonna redelil veidi madalamal ja tunnevad, et nad on juba piisavalt andnud, loob ta ideaalse keskkonna neile, kes tahaksid valge lipu heisata. Putin teeb nad vaeseks, kõik selle nimel, et pidada sõda, mida neist keegi tegelikult ei taha. Kõik see toimub sellepärast, et Putin ja tema käsilased ei suutnud ette näha, mida nad vallandavad, kui alustasid oma niinimetatud erioperatsiooni 2022 aasta veebruaris. Ukraina ei pidanud kunagi saama selliseks, nagu ta täna on. Pika tegevusraadiusega droonid ei pidanud igal nädalal rafineerimistehaseid tabama. Venemaad ei oleks isegi puudutatud. Putini loodud süsteem oleks töötanud suurepäraselt, seni kuni sõda oleks jäänud Ukraina piiridesse, isegi kui võitlusele kulutati miljardeid ja 100 000 venelasi hukkus. Eliit oleks endiselt oma osa saanud, kuid nüüd on sõja hoog liikunud Ukraina kasuks. Venemaa aeglane edenemine rindel, eeldades, et edenemist üldse toimub, on nüüd süvenenud põlevate naftatankide, reisihäirete, kütusepuuduse ja kõigi nende teiste näidetega, kuidas sõda jõuab koju Venemaale, kuigi see poleks kunagi pidanud Ukrainast väljuma. Asi pole ainult selles, et raha kulutatakse sõjale, vaid Ukraina strateegia muudab Venemaal järjest raskemaks raha teenimise, mis omakorda mõjutab negatiivselt eliiti. Need, keda on minevikus Putini süsteem hellitanud, saavad nüüd selle käest hoopi ning nad ei kavatse kaua kannatada, enne kui pöörduvad oma juhi vastu. Nad teevad seda juba praegu, võttes sularaha välja ja püüdes oma raha varjata. Putin, nii teadmatuna kui ta sageli on, näeb, kuidas olukord muutub ja teeb midagi selleks, et vähemalt natukeseks ajaks eliiti rahustada, et oma sõda jätkata. Ta paneb selle kulu tavaliste inimeste kanda. Kas sa mäletad, kui me mainisime, et Vene eliit võtab oma pangakontodelt raha välja, sest nad kardavad, et Kreml hakkab nende raha sõja rahastamiseks konfiskeerima? Nad olid millegi jälil, sest täpselt selline ettepanek ongi nüüd Kremlist tulnud ja selle kulu peavad lõpuks kandma tavalised inimesed. See on 29. juuni RBC Ukraina raporti kohaselt, mis ütleb, et arutelud venelaste raha konfiskeerimise üle on toimunud Venemaa valitsuse kõrgeimal tasemel.
Kuna Vladimir Putin otsib meeleheitlikult viise, kuidas täita rahvusliku heaolu fondi ja lahendada Venemaa eelarve puudujäägi probleem, on selliseid ettepanekuid teinud Venemaa kommunistliku partei juht Gennadi Zyuganov, kes väidab, et Vene pankade kontodel seisab kasutamata üle 1,6 triljoni dollari, mida võiks sõjaks ära kasutada. See raha ei investeerita tootmisse ega kuhugi mujale, isegi mitte võidu saavutamisse. Selle probleemi saab kiiresti lahendada. Kui mina oleksin president, teeksin selle ühe dekreediga ära. Sõja ajal on tal selleks õigus. Ta on ülemjuhataja, kuulutas Zyuganov. Kreml ei paista nii kaugele minevat, vähemalt veel mitte. Siiski valmistab Venemaa rahandusministeerium ette seadusandliku raamistikku, mis võimaldab tal kasutada umbes 40 miljardit dollarit Venemaa pensionisääste, mida praegu haldavad erafondid. Need vahendid kantakse Kremlile alluvasse pensionisüsteemi, võimaldades Putinil investeerida raha ettevõtetesse, mis toetavad tema sõjategevust. Eliit teab, mida see kõik tähendab, mistõttu nad võtavad oma raha pangakontodelt välja ja kutsuvad üles alistumisele. Aga kui Putin arvab, et ta pääseb jälle niimoodi tavaliste vene inimeste arvelt, siis ta tõenäoliselt eksib. See samm ei aita teda. Mitte pikaajaliselt. See tekitab lihtsalt rohkem vihaseid venelasi ajal, mil usaldus Putini vastu on madalam kui kunagi pärast sissetungi algust. Putini toetusreitingud on juba nädalaid langenud, nii et isegi Kremli toetatud avaliku arvamuse uurimiskeskus on muutnud oma küsitlusmetoodikat, lisades tavapärastele telefoniküsitlustele ka silmast silma tehtavad küsitlused kodudes. On palju lihtsam kedagi hirmutada ütlema, et ta on Putiniga rahul, kui sa talle otse näkku vaatad. Putin on viimastel nädalatel püüdnud Venemaal levivat halba meeleolu leevendada, tehes rohkem avalikke esinemisi, kuigi neid on väljaspool Moskvat vähe. Venemaa juht püüab esitleda ennast magusa lisandina, mis aitab kibeda rohu alla neelata neil, kellelt ta tahab raha välja petta. See on julge strateegia, kuid pärast enam kui 4 aastat sõda ja majanduskatastroofi, mille Putin on juba põhjustanud, peab küsima, kui hästi see sõjast väsinud elanikkonna peal töötab. Kõigest hoolimata jätkab Ukraina lihtsalt samamoodi. Raha pihta löömine toob kaasa surve Putini vastu, sundides teda tegema rumalaid otsuseid, mis pööravad tema vastu nii eliidi kui ka tavalised inimesed. Ukraina poolt Venemaa jõukamatele põhjustatud kannatusi on selgelt näha Krimmis, kus hakkavad ilmuma fotod jõukatest turistidest, kes nutavad, sest nad ei saa räsitud ja isoleeritud poolsaarelt lahkuda. Ameerika Ühendriikide maavägede Euroopa väejuhatuse endine ülem Ben Hodges ütleb, et Ukraina roll on nüüd tõestada, et Vene rahvas ei ole sündinud kannatama ega ole valmis oma riigi nimel kannatama. Kui kaugele võib see kannatus minna, kui Putin võtab teie taskust raha ja muudab teie elu teadlikult halvemaks sõja nimel, millest ainult tema näib hoolivat? See on küsimus, mida Ukraina esitab iga oma rünnakuga, iga lahinguvõiduga, iga teoga, mis sunnib Kremlit veelgi sügavamalt taskusse minema, et rahastada Putini sõda. Niilt, kes on juba kannatanud, nõutakse veelgi rohkemat, kuni välja eliidini. See strateegia ei saa igavesti toimida. Putini ootab ees langus ja tema suurim probleem on see, et ta ei tea, mis selle põhjustab. Võib-olla need oligarhid, keda on nii kaua kontrollitud, sepitsevad varjus, sest Putini tegevus hakkab neid kahjustama. Võib-olla kavatsevad eliidi paar astet madalamal olevad liikmed Venemaad nõrgestada, hoides oma raha Putini käeulatusest eemal ja alistudes Ukraina jõule sama palju kui mingi konkreetse ülestõusuga. Või võib Ukraina lihtsalt jätkata Putini survestamist, nii et ta peab oma enda rahvalt aina rohkem varastama, kuni nad ei suuda seda enam taluda ja peavad üles tõusma. Kuramus, juba ainuüksi Krimmi isoleerimine, millest me just rääkisime, võib olla piisav, et sundida hulgaliselt venelasi Kertši silla kaudu mandrile põgenema, purustades sellega Venemaa üleoleku sümboli Ukraina suhtes, mida Putin on kasutanud oma valede toetamiseks Venemaa võidu vältimatuse kohta. Võidu asemel lüüa saamise nägemine koos kõigi rahaliste probleemidega võib olla piisav, et Vene rahvas üles äratada. Lihtne tõsiasi on see, et Putin ajab Venemaal liiga paljud inimesed vihaseks. Eliit on ärritunud ja tavalised inimesed saavad rahaliselt kõvasti pihta. Putin teeb nad kõik vaeseks ja ta on kohe avastamas, miks see on väga halb mõte. 17. juuni 2026 oli Vene sõjaväe jaoks tume päev. Miks? See oli päev, mil tuli avalikuks sünge uudis ühe kurva verstaposti saavutamisest. 1,4 miljonit. See on ohvrite arv, mida Venemaa on kandnud alates sellest, kui Putin alustas oma täiemahulist sissetungi Ukrainasse. 2022 aasta veebruaris. Ja see on sünge number, mis näitab, kui katastroofiliselt on läbi kukkunud see niinimetatud sõjaline erioperatsioon. Isegi selline psühhopaat nagu Putin peab seda numbrit nähes paanikasse sattuma. Mitte sellepärast, et ta hooliks kaotustest. Putin ei pea midagi neist sõduritest, kes tema eesmärgi nimel surevad. Ei, Putin satub paanikasse ühel lihtsal põhjusel. Ta teab, et see ei ole jätkusuutlik.
ja ta pöördub üha meeleheitlikumate valikute poole, et lihtsalt kahuriliha Ukrainasse saata. Alustame 1,4 miljonist kaotusest. Me ei ole seda arvu niisama välja mõelnud. See pärineb NATO ametnikelt, kes ütlevad, et Venemaa on alates Putini sõja algusest kandnud kuskil 1,3 kuni 1,45 miljonit kaotust ning neist umbes 500 000 on hukkunud. See tähendab 500 000 venelast, kes ei naase kunagi oma armeesse, ei näe enam kunagi oma perekondi ega ela selleks, et näha lõppu võitlusele, mille nende psühhopaatlik diktaator alustas vaid selleks, et kindlustada oma pärandit kui üks suurtest Vene ajaloo vallutajatest. Milline raiskamine? NATO ametnike poolt tsiteeritud arvud, mida kajastas United24 meedia, langevad enam-vähem kokku nende kaotustega, mida Ukraina ise väidab end olevat põhjustanud. Ukraina andmetel on see arv 1 388 050 seisuga 18. juuni. Kui Venemaa kaotab umbes 1000 sõdurit päevas, mõnikord isegi rohkem, siis Ukraina arvestuste kohaselt kulub 18. juunist umbes 12 päeva, kuni jõutakse 1,4 miljonini. Seega on juunikuu viimane päev Putini jaoks oluline. 30. juuni on päev, mil Venemaa jõuab verstapostini, mis tähistab Ukraina sissetungi kui kõige katastroofilisemat kaasaegset sõjalist kampaaniat, mida väidetav suurriik on läbi viinud. Me teame, et Putin hoolib ainult oma pärandist, kuid me ei saanud aru, et ta on nii otsustanud oma nime ajalukku kirjutada ükskõik millisel viisil. Võib-olla kõige hullumeelsem asi nende kaotuste tohutu ulatuse juures ei ole mitte 1,4 miljonit hukkunut, vaid see, et Putin ei paista kavatsuski peatuda. Jah, ta on paanikas ja kindlasti meeleheitel, nagu näitab ka terve rida uusi meetmeid, mida ta kehtestab ja millest me varsti räägime. Kuid NATO sõnul ei ole vaatamata kaotustele mingeid märke sellest, et Venemaa operatsioonide tempo või ettevalmistused suvise pealetungi jaoks oleksid oluliselt muutunud. Putin tahab jätkata samal kursil, hoolimata sellest, et isegi tema peaks mõistma, kui palju rohkem inimesi tema psühhopaatia tõttu sureb. Veidi rohkem konteksti aitab siin palju. 3. juunil tõi NATO peasekretär Mark Rutte esile Venemaa sissetungi Ukrainasse tõsise olukorra. Venemaa kaotab umbes 30 000 sõdurit kuus. See tähendab, et Venemaa kaotab 1 kuuga rohkem sõdureid, kui Nõukogude Liit kaotas 10 aasta jooksul Afganistanis. Need arvud on erakordsed, ütles Rutte. Erakordne on üks viis seda öelda. Meie ütleksime hullumeelne. Rutte kritiseeris Putinit mitte ainult kaotuste pärast, mis on tõepoolest tohutud võrreldes Venemaa eelmise suure sõjalise kampaaniaga, vaid ka selle eest, kuidas Venemaa saadab oma sõdureid rindele. Sind on visatud rodeole. Sulle antakse varustust ja seadmeid, mis ei vasta sinu vajadustele. Sind saadetakse rindele, kus on suur tõenäosus saada haavata või surma. Kui Putinil on hing, siis see süüdistus raputaks teda. Praeguses olukorras ei saa ta tegelikult vaielda millegi vastu, mida Rutte ütles. Kui üldse, siis Rutte on Putini suhtes isegi veidi helde, kui rääkida kaotustest, mille eest ta iga kuu vastutab. Tal on täiesti õigus, et Venemaa kaotab iga kuu rohkem sõdureid kui kogu Afganistani sõjas, mida Nõukogude Liit pidas. Ameerika avaliku ringhäälingu arhiivi andmetel koges Venemaa selle 10-aastase konflikti jooksul umbes 15 000 kaotust. Nii et see pole lihtsalt rohkem. See on iga kuu 2 korda rohkem kaotusi, kui Venemaa koges 10 aasta jooksul sõjas Afganistani vastu. Ja kui tulla tagasi selle 1,4 miljoni koguarvu juurde, siis see on rohkem, kui ükski suurriik on kogenud pärast teist maailmasõda. Tegelikult Venemaa kasvatab siin edasi rekordit, mille ta juba mitu kuud tagasi püstitas. 28. jaanuaril kirjutas Euronews raportist, mille koostas strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus ehk CSIS, mis paljastas, et 1,2 miljonit kaotust, mida Venemaa tol ajal oli kogenud, oli suurriigi suurim kaotuste arv enam kui 80 aasta jooksul. Samuti pakuti seal mõningaid võrdlusi Ameerika Ühendriikidega. 4246 hukkunud Korea sõjas, 47 434 Vietnami sõjas. Venemaa ületas kõik need numbrid juba aastaid tagasi Ukrainas ja need olid sõjad, mis peeti aastakümneid tagasi, ilma kogu selle kaasaegse varustuseta, mida Ameerika Ühendriigid tänapäeval kasutavad. Kui soovite värskemat võrdlust, vaadake operatsiooni Eepiline raev Iraanis. See sõda oli USA'le maksma läinud 394 ohvrit, kellest 13 olid hukkunud. Nii traagiline kui see ka pole, näitab see erinevust kaasaegse sõjamasina ja Venemaa Ukrainas kasutatava iidse kurnamisstrateegia vahel. Venemaa ei pea kaasaegset sõda. Kõik, mida ta on teinud, on loonud lihaveski, mis tapab omaenda sõdureid tühiste saavutuste nimel Ukrainas. Kremli juhtiv psühhopaat on samuti ametlikult täitnud jaanuaris tehtud ennustuse. Sama CSIS-i raport, mis tõi esile 1,2 miljoni ohvri tegeliku ulatuse, ütles ka, et tõenäoliselt jõuab sõja mõlema poole kogukaotuste arv kevadeks 2 miljonini.
Kyiv Independendi andmetel on Ukraina alates Putini sissetungi algusest kandnud umbes 500 000 kuni 600 000 kaotust. Kui lisada Venemaa 1,4 miljonit Ukraina kõrgeima hinnangu 600 000 juurde, siis mis sa saad? 2 miljonit. Täpselt nagu CSIS ütles. Putini ettearvatavus on tema suurim vaenlane Ukrainas. Aga see psühhopaat ei suuda kuidagi kõrvale kalduda kursilt, millele ta on Venemaa seadnud. Ja see on probleem, sest mitte miski sellest ei ole jätkusuutlik, vähemalt enam mitte. Mõni aasta tagasi võis Putin endale lubada 10 000 sõdurite ohverdamist, sest tundus, et see allikas ei kuiva kunagi. Kuid aastal 2026 võitleb Venemaa juba märkimisväärse isikkoosseisu puudusega, ütles Ukraina relvajõudude kindralstaabi ülem Andriy Natsov 15. mail. Veenlase kaotused lähenevad nende ridade täiendamiseks värvatavate lepinguliste sõdurite arvule ning mõnikord ületavad seda isegi. Tegelikult viib Venemaa juba praegu läbi lahingutegevust märkimisväärse isikkoosseisu puuduse tingimustes. Ja see olukord meie hinnangul ainult süveneb, ütles NATO vaid kuu enne seda, kui Venemaa jõudis oma viimase verstapostini. Ja tema väiteid, et Vene värbajatel on raskusi vabatahtlike leidmisega, toetab 14. juuni CNN-i raport, mis ütleb, et Vene vabatahtlike sõdurite värbamine 2026 aasta esimeses kvartalis oli 20% väiksem kui 2025 aastal. Ja isegi need naeruväärsed rahalised stiimulid, mida Kreml pakub potentsiaalsetele vabatahtlikele, ei ole piisavad, et veenda inimesi, kes teavad, et Ukrainasse minek on surmaotsus. Kuskil Vene punkris on Putin paanikas, kuid mitte nendel põhjustel, mida sa võiksid arvata. Iga teine inimene vaataks oma riigis toimuva hävingu ulatust ja saaks aru, et see on juba liiga kaugele läinud. Neil oleks kaastunnet. Nad saaksid aru, et aeg sõdurid Ukrainast välja tuua on ammu möödas. Aga mitte Putin. Ta ei satu paanikasse surmade arvu ega sellepärast, mida inimesed võiksid vastuseks teha. Putin on enda loodud võimustruktuuris täiesti kindel, mille ta on loonud. Ei, see, mille üle selline psühhopaat nagu Putin tõeliselt paanikasse satub, on lihtne. Kust ta saab rohkem sõdureid? See on kõik, mis Putinit huvitab, kui ta sunnib Venemaa taluma sõda, mis on juba põhjustanud 1,4 miljonit ohvrit ja see arv kasvab. Ja Putinil on mõned lahendused. Tema probleem on see, et iga lahendus on eelmisest hullumeelsem ja ükski neist ei ole see, mida tal oleks vaja sõja võitmiseks. Kõik, mida need lahendused teevad, on anda Putinile rohkem inimesi, keda kasutada kahurilihana. Venemaa strateegia ei muutu sellest mitte kuidagi. Aga enne, kui me avaldame need naeruväärsed lahendused, mille Putin on oma elavjõukriisi jaoks välja mõelnud, tuletame meelde, et te vaatate sõjasaadet. Kui pead seda kanalit kasulikuks, siis siin on seda veel palju rohkem. Vajuta telli, et näha meie igapäevaseid videoid. Tegelikult algasid Putini hullumeelsed meetodid Vene vägede arvu suurendamiseks juba ammu enne seda, kui Venemaa jõudis oma viimase ja kõige masendavama verstapostini. Mõni aasta tagasi tuli Putinil geniaalne idee hakata värbama sõdureid Vene vanglatest. Pakkumine oli alati lihtne. Teenid Ukrainas ja sinu karistust vähendatakse. Saad Venemaa kangelaseks ja sinu kuriteod unustatakse. Putin hõõrus ilmselt rõõmust käsi, kui 10 kurjategijad otsustasid liituda. Lõppude lõpuks ei saanud ta siia ju lihtsalt tavalisi inimesi. Mõrvarid, hälvikud ja jõhkrusega harjunud inimesed hakkasid tänu tema uuele skeemile Ukrainasse voolama. Ja ka need, kes avalikult purjus olid, aga peamiselt siiski tapjad. 2025 aasta jaanuariks oli Venemaal Ukraina välisluureteenistuse andmetel õnnestunud värvata umbes 180 000 süüdimõistetut. Ja see ei mänginud mingit rolli, et need kurjategijatest sõdurid polnud hästi välja õpetatud. Kogu selle kvaliteeti on olnud Putini viis alates tema sõja algusest ning tal oli Vene ridadesse sisenemas väga palju inimesi. See strateegia vägede arvu kasvatamiseks oli juba paar aastat tagasi piisavalt meeleheitlik, kuid isegi vangide voog hakkab nüüd kokku kuivama. 2026 aasta maiks oli Venemaa vanglapopulatsioon vähenenud umbes 40% võrra. Venemaa saatis süüdimõistetuid Ukrainasse ja see oli üks peamisi põhjuseid, kuid see vangide arvu vähenemine oleks Putinit murelikuks teinud. Nii märkimisväärne langus tähendaks, et tal oleks peagi raskusi uute sõdurite leidmisega vangilaagritest. Ja tõepoolest, just see ongi praegu toimumas. Kuna vähesed Ukrainast naasvad süüdimõistetud aitavad kaasa kuritegevuse kasvule Venemaal, peab Putin leidma üha absurdsemaid viise oma armee toetamiseks. Kõigepealt tuli ta vangide järele, nüüd tuleb Putin tudengite järele. Juunikuu alguses avaldas Ukraina projekt Ma tahan elada, mis pakub Vene sõduritele ressursse, et nad saaksid Ukrainale alistuda ja pääseda lihaveskist, kuhu Putin neid sunnib nimekirja, milles selgus, et 1059 Vene tudengit on liitunud Putini armeega. Ärge tehke viga, arvates, et need tudengid on vabatahtlikult liitunud.
paljudel neist on sõjaväkke astumiseks avaldatud survet värbajate poolt, kes veedavad aega ülikoolilinnakutes, et veenda uut põlvkonda vene mehi end Putini ambitsioonide nimel ohverdama. Venemaa sissetungi 5. aastal kõnnivad agitaatorid ja sõjaväe värbamiskomisjoni töötajad läbi Venemaa ülikoolide, et värvata eilseid koolilapsi sõtta. Vangide arv on peaaegu otsa saanud, nii et nüüd tuleb lapsi rindele saata, seisab raportis. Kremli panustab täielikult sellele värbamismeetodile. Austraalia ABC uudistevõrgu 7. juuni raporti kohaselt on Venemaa kõrgemad juhid seadnud eesmärgiks värvata sõjaväkke 2% kõigist meesõpilastest. Et veenda neid liituma, pakub Venemaa võimalust kustutada kõik nende õppemaksud ja eemaldada halvad hinded nende õpingukaardilt, pakkudes seega õpilastele uut algust, kui nad vaid Ukrainast elusana tagasi tulevad. 1,4 miljonit nende kaaslast ei ole sellega hakkama saanud. CNN uuris samuti seda tudengite värbamisstrateegiat ning kanal sai otseteateid neilt, keda Venemaa sihib. Üks tudeng väitis, et surve on tohutu. Teine lisas, et kogu ülikoolis on droonivägede kohta plakateid sõna otseses mõttes igal pool. Muidugi ei ole äsja 18-aastaseks saanud noorte värbamine sõjaväkke sugugi uus taktika. Aga meeleheide seisneb siin selles, et Vladimir Putin on juba suure osa Venemaa praegusest meespõlvkonnast ära kulutanud. Ja nüüd sihib ta inimesi, kes peaksid olema Venemaa parimate ja andekamate hulgas, et nad võitleksid Ukraina sõjas, selle asemel, et teha seda, mida nende haridus neile võimaldaks. Praegusest põlvkonnast ei piisanud. Vladimir Putin on valmis ohverdama ka järgmise. Siiski, veidi üle 1000 tudengi pole selle konkreetse strateegia jaoks just suur saak. Nii muutub meeleheide Vene psühhopaadi peas veelgi sügavamaks. Ja et rahuldada Putini lõputut soovi saada rohkem sõdureid, on värbamispüüdlused laienenud õppehoonetest ka töökohtadesse. Või peaksime ütlema, et need olid juba enne õppehoonetest kaugemale läinud, enne kui Kreml hakkas üliõpilaste värbamiskvoote kehtestama. Märtsi lõpus teatas Moscow Times, et Rjazani kuberner Pavel Malkov oli kehtestanud sõjaväelised värbamiskvoodid, mis kehtis kõigile piirkonnas tegutsevatele ettevõtetele. Iga ettevõte, kus töötas kuni 300 või rohkem töötajat, pidi esitama 2 kandidaati Vene sõjaväkke. Kui ettevõttes oli rohkem kui 500 töötajat, siis kandidaatide arv tõusis 5-ni. Täieliku aususe huvides see ei paista olevat kogu Venemaad hõlmav Kremlist juhitud poliitika. Aga see on sümptom haigusest, milleks on Venemaa tugev vajadus värvata sõdureid. Malkov ei teeks seda, kui Venemaa poleks hävitanud 1,4 miljoni omaenda sõduri elusid, luues olukorra, kus vabatahtlike värbamisest ei piisa kunagi vajaduse katmiseks. Ja see näib olevat ainus asi, millele Malkov suudab mõelda, et mingigi võimalus oleks. Malkov ütleb, et need töökohakvoodid tuleb kehtestada hiljemalt 20. septembriks. Võime kihla vedada, et veel mõnes Venemaa piirkonnas tekib sarnane idee võtta töökohtadest inimesi sõjaväkke, kui nad leiavad, et Putini kvoote on võimatu täita. Kuidas oleks, kui tuleme tagasi nende poliitikate juurde, mida Putin aktiivselt heaks kiidab? Kui Venemaa seisab silmitsi oma 2026 aasta värbamiskriisiga, teeb Kreml rohkem seda, mida ta juba varem tegi. Viskab probleemile raha peale. Raha on alati olnud viis, kuidas Venemaa oma vabatahtlikke värbab, kuid praegu kasvavad summad palju suuremaks kui kunagi varem nähtud. 14. juuni raportis avaldas RBC Ukraina, et Venemaa pakub nüüd allkirjastamisboonuseid kuni $80,000. Need ei ole palgad, vaid ühekordsed maksed, mida Venemaa annab igale vabatahtlikule, kes sõtta registreerub. Ja lisaks sellele paistab Putini meeleheide väljapakkumisega kustutada kuni $140,000 suurune võlg vabatahtlikele, kes on sattunud rahalistesse raskustesse. Jällegi püüab Kreml meelitada neid, kellel on raskusi, pakkudes neile võimalust oma probleemidest välja pääseda. Asi on selles, et sellele väljapääsuteele patrullivad Ukraina droonid ning 1,4 miljonit inimest pole suutnud sellel teel lõppu jõuda. Mis teeb need rekordilised summad veelgi märkimisväärsemaks, on see, et alles hiljuti pidid paljud Venemaa piirkonnad oma allkirjatasusid vähendama, kuna need mõjusid riigieelarvele väga halvasti. Oktoobris teatas Radio Free Europe, Radio Liberty, et näiteks Tatarstan ja Samara olid oma boonused viinud föderaalse miinimumini, mis on $5,000. Vähem kui aasta hiljem on boonused 16 korda suuremad kui see miinimum. See ei juhtu sellepärast, et Venemaal oleks äkitselt raha külluses. See kõik tuleneb Putini soovist muuta niigi rängimaid tänapäevaseid sõjalisi kaotusi veelgi rängemaks. Kuni selleni välja, et ta on valmis halvama terveid piirkondlikke majandusi lihtsalt selleks, et saada veel mõned vabatahtlikud liituma. Tahate veel üht näidet meeleheitest? Lisaks üliõpilaste survestamisele, töökohtade sundimisele kandidaatide esitamiseks ja raha pakkumisele, mida Venemaal pole, vaatab Putin ka omaenda territooriumist kaugemale. Aafrika on sihtmärk. Täpsemalt, noored Aafrika mehed, keda Venemaa usub end suutvat meelitada, et neist saaksid viimased lisandused. 1,4 miljonile.
18. juunil teatas Euronews, et Ukraina sõjaväeluure on avalikustanud, et Venemaa on rajanud üle kogu Aafrika kasvava venemajade võrgustiku. Need majad on muutunud sõjaliseks värbamiskanaliks, kuna Kreml pakub töökohti ja haridust vale ettekäändena, et meelitada noori mehi uksest sisse. Valed jätkuvad kuni selle hetkeni, mil õnnetu inimene, kes 6. sireenikutset kuulas, satub droonitehasesse või paljudel juhtudel rindele, mis on juba nõudnud nii paljude venelaste elu. Aafrika strateegiliste uuringute keskus ütleb, et see olukord on valeinfo, inimkaubanduse ja välissekkumise kokkusattumus ning see on viinud selleni, et Aafrikast on saanud üks peamisi piirkondi, kust pärineb osa neist 30 000 välismaalasest, kes võitlevad Venemaa sõjaväes. Venemaa ei suuda isegi neid inimesi veenda võitlema. Ta peab valetama ja petma, et nad üldse nõustuksid liituma ainult selleks, et saata nad lahinguväljale, mis peaaegu vältimatult nõuab nende elu. Iga samm, mille Putin teeb, õhkub meeleheidet. See psühhopaat teab, et ta on nurka surutud. Ta teab, et on end kogu maailma ees alandanud ja et 1,4 miljonit kaotust on halvim, mida ükski kaasaegne armee on kandnud pärast teist maailmasõda. Aga ta ei kavatse peatuda. Ja see meeleheide, mis nüüd mõjutab iga Putini otsust, on muutunud ohtlikuks. See on The Guardiani Simon Tistalli arvamus, kes esitab võtmeküsimuse. Mida teeb Putin siis, kui tema Kremli mull lõhkeb ja talle äkitselt kohale jõuab, et ees ootab laastav, strateegiline ja isiklik kaotus? Vastus ei ole see, mida teeks ükski normaalne juht. Selline löök egole haavaks Kremli peapsühhopaati nii rängalt, ütleb Tisdal, et tema vastus ei oleks taganemine. Putin laiendaks sõda. Seni vaid Ukrainasse piirdunud sõda võib laieneda ka Euroopa NATO liikmesriikidesse, mis omakorda tooks kaasa 5. artikli käivitamise ja sõja, mis haarab kogu mandri. Putini paanika võib viia selleni, et ta teeb kõige rumalama otsuse alates Ukraina ründamisest ja see oleks Venemaa jaoks laastav. Suurim sõjaline katastroof kaasaegses ajaloos kujuneks suurimaks kriisiks, mis on Venemaa tabanud pärast teist maailmasõda. Mitte miski sellest ei lähe Venemaa jaoks paremaks, isegi kui Putin ei lange nii sügavale oma hullumeelsusesse, et ta sõda pikendab. Surm jätkub ja me teame seda, sest Ukraina püstitab igal pool rekordeid. Sõdureid, suurtükiväge, soomustehnikat ja logistikat hävitatakse kogustes, mida pole kunagi varem nähtud. Ja sa saad sellest kõigest teada ning miks need numbrid on Putini unistuse jaoks Donbassi septembriks vallutada hukatuslikud meie videos. Kui sulle see video meeldis, siis tellimisnupp ootab sind. Vajuta sellele ja toeta meie sõjasaadet, sest toome sinuni igapäevased ülevaated kõigest, mis puudutab Ukraina sõda. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!